Midagi on muutunud Ukraina süvalöökides. Rafineerimistehaseid rünnatakse endiselt. Kampaania, mille eesmärk on Venemaa sõjamasina verest tühjaks teha, kestab endiselt. Aga need löögid on teistsugused, täpsemad. Need on muutunud vähem laiaulatuslikuks, kuna Ukraina sihib mitte rafineerimistehaseid endid, vaid orulisi masinaid ja komponente, mida Venemaal on uskumatult raske või mõnikord isegi võimatu asendada. See on Ukraina meistrikäik. Aga Ukraina pole seda üksi teinud. Ukraina võtab Venemaalt midagi asendamatut ära kahe teise riigi, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide abiga. Prantsuse-Ameerika ühendus on andnud Ukrainale samm-sammult juhendi, kuidas Venemaale valus hoop anda. Ja Ukraina annabki. Kõik sõltub rafineerimistehaste rünnakutest. Aga kui oled jälginud Ukraina süvalöökide strateegiat, siis tead, et sellised rünnakud ei ole 2026. aastal midagi uut. Tegelikult oli 2025 aasta selle konkreetse strateegia läbimurde aasta. Ukraina hakkas Venemaa naftat tugevalt ja korduvalt ründama. Aasta lõpuks oli tekitatud tohutult kahju. Ukraina oli sihikule võtnud üle poole Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest. Jaanuarist 2025 kuni sama aasta oktoobri alguseni rünnati 21 Venemaa 38 suurimast rafineerimistehasest. Õnnestunud rünnakute arv kasvas märkimisväärselt. Ukraina droonid jõudsid 2025 aastal oma sihtmärkideni 48% rohkem kui 2024 aastal. Ukrainal õnnestus mingil hetkel peatada umbes 20 Venemaa rafineerimistehast ja aasta lõpuks väidetavalt oli see põhjustanud Venemaa naftasektorile üle $13 miljardi ulatuses kahju. Strateegia oli hea, kuid see polnud kaugeltki täiuslik. Ukrainal oli probleem ja see tulenes nende rafineerimistehaste rünnakute laiaulatuslikust iseloomust. 2025 aastal piisas Ukrainale sellest, kui nad suutsid läbida Venemaa õhutõrje ja tabada rafineerimistehases midagi. Ükskõik mida. Tulekahjude tekitamine oli eesmärk, mis muutis nende rafineerimistehaste suured mahutid Ukraina peamisteks sihtmärkideks. Üks tabamus droonilt ja mahuti plahvatab ja tuli võib levida ka ümbritsevatele avadele. Jällegi, see töötas. Rafineerimistehased pidid sulgema, kuni tulekahjud kustutati ja remonditööd käisid. Ukraina ründas isegi rafineerimistehaseid mitu korda järjest, et hoida neid kauem rivist väljas. Kuid rafineerimistehased taastusid ikka ja jälle. Kui tulekahjud olid kustutatud, polnud vadustamispaake ja hooneid eriti raske asendada. Midagi pidi muutuma. Ukraina pidi hakkama oma rünnakutes täpsemaks muutuma. Hiiglaslikud tulekahjud rafineerimistehastes tõid küll palju tähelepanu, kuid kui saabus 2026, muutis Ukraina oma eesmärke. Tulekahjud oleksid vaid boonus. Ukraina tegelikuks eesmärgiks sai rafineerimistehast ja võimalikult pikaks ajaks sulgemine. Kuidas ta seda teeks? Lüües kriitilist masinat, mille jaoks on Venemaal tänu lääne sanktsioonidele äärmiselt raske varuosi hankida. Ilmus välja veel üks probleem. Ukraina luure on selgelt piisavalt tugev, et võimaldada riigil korraldada rünnakuid rafineerimistehaste vastu, kuid sellise täpsusega rünnakud pole sugugi lihtsad. Ukrainal oli vaja abi nii sihtmärkide tuvastamisel, mida Venemaa rafineerimistehastes rünnata, kui ka selles, et tagada oma droonide jõudmine nende sihtmärkideni. See abi on tulnud kahest erinevast allikast, Ameerika Ühendriikidest ja Prantsusmaalt. Sensatsioonilises raportis on Financial Times avalikustanud, et nii Ameerika kui ka Prantsuse luureagentuurid annavad Ukrainale sihtmärkide määramisel vajalikku abi, mis võimaldab muuta nende rafineerimistehastele keskendunud strateegiat. Tulekahjud ei ole enam eesmärgiks. Rafineerimistehaste võtmetähtsusega seadmete hävitamisest on saanud peamine eesmärk ning Ukraina teeb seda murettekitava regulaarsusega. Kui olulised komponendid rivist välja lüüa, jääb kogu sõjamasin seisma. Prantsusmaa roll on siin väga suur. Jaanuaris Alvarez avaldas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et Prantsusmaa annab umbes 2/3 luureandmetest, mida Ukraina kasutab oma sõjas Venemaaga. Macron rõhutas tol ajal isegi, et Prantsusmaa on sellesse rolli tõusnud pärast aastat kestnud ebakindlust USA ja Ukraina suhetes. Kui aasta tagasi sõltus Ukraina suuresti Ameerika luurevõimekusest, täna annab 2/3 sellest luurest Prantsusmaa. 2/3, kuulutas Macron. See avaldus jättis mulje, et Ukraina teeb kõik endast oleneva, et eemalduda USA poolt pakutavast luurest. See ei olnud nii. Võib-olla oleks Macron võinud ka välja tuua, et enamik ülejäänud 1/3 luurest, mida Ukraina sai, ja võib-olla nüüd, kui USA ja Ukraina suhted on aastal 2026 soojenenud isegi rohkem, pärineb USA-st. Ja mitte lihtsalt ükskõik milline USA ametkond. Riigi juhtiv luureagentuur töötab otse Ukrainaga, et tagada nende täppislöökide läbiviimine Venemaa rafineerimistehaste vastu. CIA on mängus. Ja Ukraina kasutab agentuuri abi maksimaalselt ära, et luua luureeelis, millega Venemaa toime ei tule. United 24 Media teatel on sageli just CIA spetsialistid need, kes tuvastavad konkreetse tööstusmasina, mida Ukraina peab ründama.
sellele masinale on seatud 2 tingimust. see peab kas olema Venemaa jaoks uskumatult raske asendada või kui see ei õnnestu, siis peaaegu võimatu Venemaal seda parandada, kuna neil puudub ligipääs vajalikele lääne komponentidele. Väljaanne lisab, et CIA luure on olnud samuti ülioluline Ukraina rünnakutes Venemaa Wildberriesi ladude vastu. Wildberries, mida sageli nimetatakse Venemaa Amazoni analoogiks, pakub veebiplatvormi, mille kaudu Venemaa ettevõtjad müüvad ja Vene tarbijad ostavad. Kuid Wildberries võimaldab müüjatel müüki lisada ka sõjalisi esemeid, nagu droonid ja kuulivestid. Seega sai sellest sihtmärk ja veel suur sihtmärk. CIA abiga on Ukraina rünnanud ettevõtte 8 logistikakeskust, hävitades selle käigus umbes 860 000 ruutmeetrit toodetega täidetud tööstuspinda. Nii lihtsalt on. 15,4% Wildberriesi kogu laopinnast tules hävinud, põhjustades ettevõttele ja selle müüjatele miljardite dollarite suuruseid kahjusid. Mitte miski sellest poleks olnud võimalik ilma CIA abita. Wildberries on sellest ajast alates püüdnud peita sõjalisi kaupu oma otsingu tulemustest, mis on sisuliselt meeleheitlik palve Ukrainale lõpetada oma lendavate sanktsioonide saatmine. See ei hakka toimima. Ukraina teab, kui oluline on Wildberries nii sõjalise tarnijana kui ka logistilise võrgustikuna Venemaal. CIA abiga jätkab Ukraina ettevõtte rajatiste tuvastamist ja ründab neid tulise raevuga. Forbes lisab, et CIA on juba väga pikka aega Ukrainat kulisside taga aidanud. Alates hetkest, mil Venemaa alustas oma agressioonikampaaniat Krimmi ebaseadusliku annekteerimisega 2014 aastal, on CIA teinud koostööd Ukraina luurega. Korruptsiooni tõttu nõrgenenud institutsioonid on üles ehitatud uuesti. Vene süsteemide ja nõukogude ajastu spioonimeetodite jäänused on kõrvaldatud. Tulemuseks on Ukraina luureteenistus, mis on sama tõhus ja surmav kui ükskõik milline teine, ning mille taga seisavad 2 maailma kõige võimsamat riiki. Praegu teevad Prantsusmaa ja USA koostööd, et aidata Ukrainal korraldada rünnakuid rafineerimistehaste ja teiste sihtmärkide vastu üle kogu Venemaa. Aga CIA on seotud palju enamaga. Venemaal on täiemahulise sissetungi algusest saadik toimunud pommirünnakud ja salajased operatsioonid. Olulised Vene kindralid ja juhid on kõrvaldatud. Ukraina ei võta nende rünnakute eest au endale, kuid on ilmselge, et nemad on nende taga. Ja Ukraina taga, ütleb Forbes, on CIA. Kõik, mida me praegu näeme, on enam kui 10-aastase koostöö tulemus, mis viidi uuele tasemele aastal 2026. Täna aitavad Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid Ukraina sõjaväeplaneerijatel koostada tegevusplaane ja kavandada kaugmaarünnakuid. Aga kuidas see kõik toimib ja mis on selle kõige lõppeesmärk? Me paljastame kõik, sealhulgas šokeeriva rolli, mida Venemaa ise mängib Ukraina rünnakute võimaldamisel. Aga enne seda, see on sõjasaade. Me uurime pealkirjade taha, et leida tõelised lood. Kui meie kanalist on sulle kasu, siis ära unusta tellida ja vajuta teavituskella, et sa jääks ilma ühestki meie igapäevasest videost. Üksikasju selle kohta, kuidas Ukraina viib läbi oma rünnakuid Prantsusmaa ja USA toetusel, annab Financial Times. Väljaanne rääkis 2 droonioperaatoriga, kes mõlemad ütlesid, et insenerid teevad kulisside taga palju tööd enne, kui ükski droon üldse maast õhku tõuseb. Need insenerid valivad sihtmärgid saadud luureandmete põhjal. Lisaks viivad nad läbi põhjalikke tehnilisi analüüse, et kaardistada tee sihtmärgini, kaardistada rünnakuga seotud logistikat ning selgitada välja, millist rolli sihtmärk mängib Ukraina sõja laiemas operatiivplaanis Venemaa vastu. Kui kogu see töö on tehtud, insenerid annavad Ukraina drooniüksustele ülevaate. Siin tulevad mängu energeetikasektori eksperdid, kes määravad kindlaks need konkreetsed komponendid, mida Ukraina operaatorid peavad ründama, keskendudes eriti neile, mille parandamine või asendamine võtaks Venemaal kõige kauem aega. Nagu üks operaatoritest ütleb, annavad need eksperdid Ukraina droonispetsialistidele juhised, mida tabada just neid torujuhtmeid siin või seda korstnat, lüüa siia sellesse kohta või sellesse seadmeühenduse ossa või sellesse kasti ja nii edasi. Depood ja naftahoidlad ei jää tähelepanuta, kuid need on nüüd Ukraina kauglöökide planeerimises teisejärgulised. Siiski ei planeerita neid missioone ühe kindla sihtmärgiga. Kõikidesse tegevustesse on sisse arvestatud varuplaanid. Kui kann A ei toimi, võib-olla sellepärast, et Venemaa on paigutanud õhutõrje või on Ukraina soovitud sihtmärk muul viisil kaitstud, siis on olemas plaan B, plaan C ja nii edasi. Iga missiooni sisse on arvestatud mitu eesmärki, et Ukraina droonid ei teeks pikki reise ainult selleks, et lõpuks tühjade kätega tagasi tulla. Kui operaator ei saa oma esmasihtmärgini jõuda, suunatakse droon eelnevalt valitud teise või 3. taseme sihtmärkide poole. Siin ei jäeta ühtegi rünnakut pooleli, vaid üks varuplaan teise otsa, et olla kindel, et kahju tehakse. Ukraina ei lähtu kunagi sellest, et pikamaa rünnakute puhul piisab ühest korrast. See oli nii juba eelmistel aastatel, kuid Ukraina tagab kindlasti, et annab endale parima võimaluse tabada oma sihtmärke korduvalt, kuni need pole enam Venemaa poolt taastatavad.
seda võib saavutada kas suure droonide hulgaga rünnaku ajal või saates vajadusel uue droonilaine, kui Ukraina seda vajalikuks peab. aga igal juhul võib rafineerimistehas, mida külastavad Ukraina lendavad sanktsioonid, arvestada rohkem kui ühega. ja kui Ukraina esimene droon suudab kohe alguses sihtmärki tabada, alati on olemas need sekundaarsed ja tertsiaarsed sihtmärgid, mida saab samuti hävitada. see, mida me siin näeme, on Venemaa kogu nafta- ja kütusetööstuse süstemaatiline lammutamine, mida toetavad Prantsuse ja USA luure. see on šoki ja tehnoloogilise surve kombinatsioon, mis on üle kantud droonide ajastusse. ja nagu Ukraina kaitseministri kohusetäitja Jevgeni Kamara märgib, on see lähenemine, mida Ukraina saab ja peaks laiendama, et teha võimalikult palju kahju Venemaa sõjamasinale Putini enda territooriumil. Venemaa ei taha seda. Ta peab juba praeguse Ukraina rünnakute ulatuse juures piisavalt probleemidega tegelema. Ukraina rünnakud Venemaa rafineerimistehaste vastu 2026. aastal on olnud palju tõhusamad kui 2025. aastal. See on põhjustanud kütusekriisi, mis on haaranud kogu riigi. Juuli lõpuks oli Venemaa kütusetoodang langenud kuni 40%, kuna olulised rafineerimistehased olid endiselt rivist väljas. See kõik on tingitud Ukraina suurenenud täpsusest. Varasematel aastatel toimunud rünnak, mis võis rafineerimistehase mõneks päevaks rivist välja lüüa, võtab nüüd Venemaal taastumiseks nädalaid või isegi kuid. Bensiinimüük on piiratud enam kui 40 Venemaa piirkonnas. Vene naftatöötlemine on aastaga langenud 25%, jõudes 20 aasta madalaimale tasemele. Ning bensiini tootmine riigis on vähenenud 17%. United24 meedia avalikustas selle 2. juuli raportis. Ja samal ajal peab Venemaa kuidagi leidma viisi, kuidas toime tulla kodumaise kütusenõudluse tipuga, mis tavaliselt saabub augusti ja septembri vahel. Kui kombineerida Ukraina droonid USA ja Prantsuse luurega, saadakse surmav kokteil, mida Venemaale jõuga peale surutakse. Kuid sellele kokteilile lisatakse veel üks koostisosa, sorts Vene viina, mille Venemaa ise on tahtmatult andnud oma endise Nõukogude impeeriumi kaudu. Mida me sellega mõtleme? Rääkides Ukraina rünnakutest, ütleb Ukraina endine kaitseminister ja nüüd Kiievis asuva kaitsestrateegiate keskuse juht Andrii Zahorodnjuk. Me mõtleme Venemaast kui süsteemist. Selle süsteemi mõistmine võimaldab sul tuvastada kriitilised osad, kus mõju on palju olulisem. Šokeeri süsteemi, rebides välja selle südame ja aju ning keha variseb kokku. Ja lisaks lääne luurele teab Ukraina täpselt, kuidas neid šokke tekitada. Just tänu Venemaale endal. Venemaa ja Ukraina energiasüsteemid on väga sarnased. Need süsteemid on ehitatud Nõukogude aja disainide järgi ning neid kasutatakse Ukrainas siiani. Ja just seetõttu teab Ukraina täpselt, milliseid tööstusprotsesse Venemaa rafineerimistehased kasutavad. Samuti nende peamisi toimimisega seotud haavatavusi ja seadmete paigutust. Ukrainal tuleb vaid vaadata omaenda energiataristut, et näha, kuhu Venemaal tuleb rünnata. Millised sõlmpunktid tuleb välja lülitada. Ja kui Ameerika Ühendriigid ja Prantsusmaa sekkuvad, et lisada mida sinna kuhu juurde, Venemaa satub piinlikku olukorda, olles ise oma allakäigu arhitekt, lähtudes Nõukogude impeeriumi ülesehitamisest, mis on inspireerinud Putinit. See on Venemaa jaoks kohutav iroonia. Nagu ka see, et Ukraina on selle sõja jooksul õppinud Venemaalt, kui laastavad võivad olla rünnakud energiarajatiste vastu. Kahjuks õpime venelastelt, ütleb Zahorodnjuk ajalehele Financial Times. Nad teevad meile siin täpselt sama, lisab ta. Peamine erinevus on see, et Ukraina saab lääne partneritelt kätte selle, mida tal on vaja, et teha remonti ja asendada kahjustatud seadmeid. Venemaa ei saa. See on ummikus, isoleeritud ja ümbritsetud sanktsioonide merest, mis takistavad tal saada lääne komponente, mida oleks vaja Ukraina tekitatud kahju kiireks parandamiseks. Venemaa muutub meeleheitlikuks. 3. juuli raportis ütles Vladislav Vlasiuk, kes on Ukraina presidendi nõunik ja sanktsioonipoliitika esindaja, ütles UKR Informile, et Venemaa peab nüüd lootma Hiinale, et saada kätte komponendid, mida ta kasutab. Probleem, ütleb Vlasiuk, on selles, et Hiina koopiad ei ole usaldusväärsed. Parim näide on navigatsioonimoodulid ja teatud kõrge täpsusega mikrokontrollerid. Mitmel juhul on venelased olnud sunnitud üle minema alternatiivsetele komponentidele, millel on kehvemad omadused või mis nõuavad süsteemi olulist ümberkujundamist. Meie ülesanne on muuta see protsess võimalikult raskeks ja kulukaks, ütles Vlasik. Midagi sarnast hakkab juhtuma Venemaa rafineerimistehastes. See töötab ainult Ukraina plaani kasuks. Kergesti purunev võltskomponent võib sundida ümberkujundamisi, nagu näeme Venemaa rakettide puhul. Ja see võib isegi põhjustada rikkeid, mis viivad rafineerimistehased taas rivist välja. Aga Venemaal pole valikut. Ta saab valida kas kehvade komponentide või üldse mitte millegi vahel. Ja ta peab valima esimese variandi. Mis edasi saab, see läheb Venemaa jaoks ainult hullemaks. Prantsuse ja USA luureinfovoogu ei piirata, mis tähendab, et Ukraina droonid ei kao kuhugi. Tegelikult pole see päris täpne. Nad liiguvad kuhugi ja see kuhugi on sügavamale Venemaale. Kaugemale, kui Putin kunagi arvas võimalik olevat. Mida paremaks Ukraina droonitehnoloogia muutub, seda sügavamale suudetakse rünnata, mis avab rohkem võimalusi kasutada lääne luureinfot, et tekitada rohkem kahju.
Ukraina suudab nüüd rünnata ükskõik millist sihtmärki Euroopa Venemaa sees. Selle parimad droonid suudavad lennata üle 3000 kilomeetri ja töötatakse välja uue põlvkonna kaugmaasüsteeme, mis suudavad rünnata veelgi sügavamale. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütleb, et üle 5000 kilomeetrise lennuulatusega droonid on kaalumisel ja võivad olla Ukraina operaatoritele kättesaadavad juba 2026 aasta lõpuks. Aastaks 2027 loodab Ukraina omada droone, mis suudavad lennata 10 000 kilomeetrit. See tähendab veelgi rohkem sihtmärke, mis on Venemaa jaoks väga halb uudis. Ka Ukraina ei jää loorberitele puhkama, täpselt nagu ta arendas 2025 aasta edu põhjal välja veelgi täpsema strateegia, kui lubate sõnamängu. Ukraina plaanib jätkata sellel aastal saavutatud edu põhjal. Zelenski peab regulaarselt kohtumisi oma kõrgete sõjaväelastega, et uuendada sihtmärkide nimekirju ja seada uusi prioriteete. Juuli lõpus kiideti heaks uus süvalöökide plaan, mille tulemusena andis Zelenski loa uute rünnakute läbiviimiseks. Keegi väljaspool Ukraina kõrgemaid ringkondi ei tea veel, mida rünnatakse. See ongi taotluslik. Mida vähem Venemaa teab, seda vähem saab ta Ukraina rünnakute vastu ette võtta enne, kui droonid kohale jõuavad. Kui peaksime kihla vedama, arvaksime, et enamik Ukraina sihtmärkidest on mõjutatud Prantsusmaalt ja USA'st saadud luureandmetest. Venemaa ei suuda selle kõige vastu end kaugeltki nii hästi kaitsta, kui vaja oleks. Riik on nii suur, et pole võimalik kaitsta kõiki sõjaliselt olulisi objekte Ukraina droonide eest. See suurus, mis on olnud suur eelis maapealse sissetungi vastu kaitsmisel, on Kremlile muutunud äärmiselt suureks koormaks. Putin ja tema kaaslased peavad nüüd pidevalt õhukaitset ümber paigutama. Nad peavad aimama, mida Ukraina võib rünnata ning viima kaitse sinna, jättes teised sihtmärgid haavatavaks. See on prioriteetide seadmise mäng, mida Venemaa ei arvanud kunagi, et peab mängima. Ja see mäng käib Ukraina kasuks. Nüüd, kui Ukraina droonid suudavad lennata nii kaugele, et tabada rafineerimistehaseid Siberis, seisab Venemaa silmitsi veelgi rohkemate selliste valikutega. Kui need pikemad tegevusraadiused, millest Zelenski räägib, saavad sel aastal ja 2027 aastal teoks, tuleb juba niigi pingul Venemaa kaitse veelgi enam laiali tõmmata kuni murdepunktini. Kaugus ei ole enam Ukraina jaoks takistuseks. Venemaal ei ole enam strateegilist tagalat alles. Alles on vaid 100 sihtmärgid, mis kõik on Ukraina droonide ulatuses või varsti sinna jõudmas. See on Venemaa uus reaalsus. CIA ja Prantsuse luure on ühinenud Ukrainaga, et kulutada Vene sõjamasinat. Munapurustajad lendavad nüüd peaaegu iga päev. Ja iga kord, kui nad ründavad, olgu see siis olulist masinat rafineerimistehases või sõjaväebaasi, mis pidi asuma turvatsoonis, peab Putin vastu võtma järjekordse löögi kubemesse. Lõpuks viiakse Venemaa põlvili. Sõjaline suurvõim muudetakse värisevaks vrakiks, kust igast avausest voolab välja naftat ja kütust. Tõendid Ukraina ja tema Prantsuse ning Ameerika partnerite suurepärasest koostööst jõuavad meieni igal nädalal. Kuid just Wildberry rünnakutes tõi see lääne luure ja Ukraina tulejõu kombinatsioon tõelisi pealkirju juulis. Ukraina sõda on olnud Venemaa õhuväele piinlikkuseks. Juba on nad praktiliselt sunnitud Ukrainast lahkuma pärast sadade lennukite ja kopterite kaotust. See õhuvägi on nüüd sunnitud ründama tagaliinidest. Isegi Venemaa parim hävituslennuk, Su-57, on praktiliselt olnud lahingutes tähtsusetu. Nii et Ukrainal oli ees tõsine väljakutse. Kuidas võtta maha Su-57, kui see asub Venemaa territooriumil? Vastus on geniaalne trikk, mis pani Venemaa omaenda hävituslennukit alla tulistama. Kaasaegne Trooja hobune. See trikk pani Vene õhutõrje sihtima just seda, mida nad ei tohtinud tulistada. Mis puudutab Su-57, ütleme nii, et see enam ei lenda. Esialgsed raportid olid ebamäärased. 23. juulil teatas Euromaiden Press, et Vene hävituslennuk, mida algselt mainiti ja hiljem kinnitati olevat Su-57, oli alla kukkunud Moskva oblastis. Ohvreed ei teatatud, kuna piloot katapulteerus ja lennuk ei kukkunud asustatud alale. Juhtum toimus kell 13.50 Odintsova rajoonis, mis asub umbes 65 kilomeetrit Moskva lääne pool ja on Svenigorodi lähedal. Varsti hakkasid levima fotod, mis näitasid põlevat lennuki rususid keset põldu. Venemaa hoidis suu kinni. Ainus, mida öeldi, oli see, et lahingõppelennuk kukkus alla õhkutõusu katse ajal. Piloot katapulteerus ja maapinnal kahjustusi ei olnud. Hiljem väideti, et lennukit tabas tehniline rike, mis sundis selle alla kukkuma. Venemaa uurimiskomitee algatas ka kriminaalasja selle seadusesätte alusel, mis käsitleb lennueelse ettevalmistuse ja lennureeglite rikkumisi. Alla kukkunud Su-57 oli huvitav juhtum. Tundub tõenäoline, et see baseerus Kubinka lennubaasis, mis on Svenigorodile kõige lähemal, asudes vaid 30 kilomeetrit asulast edelas. Venemaa kasutab seda baasi hindamis- ja demonstratsioonilendudeks ning seal asuvad ka akrobaatikameeskonnad piiritajad ja Vene rüütlid.
Sellest baasist meeldib Venemaale näidata oma väidetavalt 5. põlvkonna hävitajat ning samuti viia läbi katseid. Enamik teisi Su-57-sid ei asu selle baasi lähedalgi. Need on viidud Tšongi lennubaasi, mis asub nii sügaval Venemaa Kaug-Idas, et see jääb umbes 5000 kilomeetri kaugusele Ukraina lahinguliinidest. See on Venemaa jaoks juba piisavalt alandav. Venemaa peab oma parima hävituslennuki Ukrainast nii kaugele hoidma, sest kardab droone. Nüüd on Venemaa kaotanud ühe vähestest Su-57-dest, mis olid Ukraina ulatuses. Kas kahju põhjustas droon? Kas Vene hävitaja koges tehnilist riket, nagu Venemaa väidab? Nagu selgub, ei kumbki, juhtus midagi palju piinlikumat. oma tuulejuhtum, millel on Ukraina jäljed selgelt küljes. Kuulujutud hakkasid peaaegu levima ja need olid vastuolus Venemaa väidetega, et maailma ühe kõige arenenuma hävitaja, Su-57, allakukkumise Moskva lähedal põhjustas tehniline rike ja kuulujutte ei hakanud levitama mitte Ukraina. Venemaa sõjablogijad olid ühed esimestest, kes hakkasid Vene kaitseministeeriumi ametlikus loos auke leidma. Blogija nimega Romanov oli üks esimestest, kes hakkas küsima, mis tegelikult juhtus, postitades Telegrami koos allatulistatud hävitaja pildiga. Barsi Moskva õhutõrjemeeskonnale tuleb esitada mitmeid küsimusi. Teine sõjablogija nimega Arrowsmap väitis otse, et Su-57 tulistasid alla Venemaa enda õhutõrjejõud ja arvas avalikult, et kahju võis põhjustada meeskond, kes kasutas ülalt lastavat raketiheitjat. Asi läks aina segasemaks. Kuigi küsimusi hakati esitama, tõid Vene sõjablogijad samuti välja, et Venemaal on käes keeruline olukord. Nii et võib-olla registreeriti oma tulejuhtum ja see on halb. Aga veel hullem oleks Moskva lähedal olevad Su-57 ära viia. See oleks õudusunenägu linna õhukaitsele. Ja ega ka traditsioonilised õhukaitsesüsteemid ei saa kuhugi minna. Nende kaotamine jätab Moskva kaitseta ja see linn koos ümbritseva territooriumiga on juba niigi pidanud viimastel kuudel Ukraina droonirünnakutega palju toime tulema. Need kuulujutud pöörasid tähelepanu Barsi Moskva õhukaitsele. Nagu teatab Aerospace Global News, tähendab Bars lahinguarmee reservi, mis ütleb meile, et Venemaa kasutab oma õhukaitsesüsteemides reservväelasi. Täpsemalt on Moskva ümbruses tegutsenud eramiilitsad ja tsiviilvabatahtlikud. Enamik neist relvastatud kaasaskantavate õhutõrjesüsteemide ehk manpadsidega, et alla tulistada madalal lendavaid droone. Veel üks nüanss selles loos. Venemaa Su-57 kaotuse selgitus muutus tehnilise rikkeversioonist, mis lennuki alla tõi, selleni, et reservväelane sihtis Su-57 manpadsiga ja tulistas selle alla. Nagu selgus, näib, et Parts Moskva mängis selles rolli. Aga asi pole ainult selles, et paanikas reservväelane tulistas Su-57 pihta. See, mis alguses paistis olevat rike ja siis eksimus, on tegelikult palju murettekitavam Putinile ja tema kaaslastele. Odintsovos juhtunu polnud kumbki neist. See oli lausa seestumine. Ukraina võttis kontrolli Venemaa õhutõrje üle, nagu Trooja hobune, mis hiilib Troojasse. Ja seejärel suunas selle Venemaa ühe väärtuslikuma hävituslennuki pihta. Võib-olla olid need Vene õhutõrjesüsteemid, mis tulistasid Su-57 alla, kuid Ukraina võttis selle sihikule. Seda väidab Inform Napalm. Telegrami kanal, mis on sõjalise analüüsi ja uurimise kanal ning kasutab küber ja avatud allikate luure kombinatsiooni, et paljastada, mis sõjalistes operatsioonides tegelikult toimub. Väidab, et tegemist polnud üldse Vene eksimusega. Selle asemel kasutas Ukraina Venemaa vastu leidlikku trikki ning töö tegemiseks kasutati väikest häkkerite armeed. Kompleksse kognitiivse mõjutamise ja küberneetilise leiutise tulemusena oli võimalik mõjutada Bars Moskva üksuse õhutõrjemeeskonna tegevust ja muuta Vene õhutõrjesüsteem omaenda lennukite allatulistamise tööriistaks, teatas kanal. Järgnes huvitav analüüs sellest, mis tegelikult juhtus Venemaa Su-57-ga. Inform Napalm ütleb, et lugu algab tegelikult 17. juulil. Just siis avaldas kanal, et töötleb uut kogutud materjalide komplekti, mis oli Vene okupantidelt kinni püütud. Nende materjalide hulgas olid videovoogud just sellest samast väljaõppeväljakust, kust hukule määratud Su-57 startis, mis näitas, et Venemaa koolitas oma Bars Moskva meeskonda, kuidas püüda kinni Ukraina kaugmaadroone. Inform Napalm ei hoidnud neid kinni püütud materjale endale. Ta andis need koos analüütilise märkusega üle Ukraina kaitsejõudude vastavatele üksustele. See märkus oli dokument, mis sisaldas andmeid Venemaa personali väljaõppeprotseduuride kohta, samuti lahingualgoritme, kasutatavat riist ja tarkvara ning võimalikke haavatavusi Bars Moskva õhutõrjesüsteemis. Teisisõnu, Inform Napalm andis üle Kubinka lennubaasi lossi võtmed. Ukraina alustas tööd nende võtmete kasutamisega, et avada baasi õhutõrje.
Saadud teavet ei kasutatud mitte ainult vaenlase jälgimiseks, vaid leiti ka lähenemisviise, mis võimaldasid mõjutada ühe Bars Moskva meeskonna tööd ja kasutada venelaste loodud süsteemi Vene sihtmärgi vastu. T-Tab Inform Napalm. Varsti pärast seda kukkus Su-57 baasi lähedal põllule. Omade tule ohver, mis näib olevat tekkinud seetõttu, et Ukraina häkkerid võtsid üle õhutõrjesüsteemi, mis peaks Moskvat kaitsma. See oli tehniline rike. Jah, aga see oli rike, mida Moskva niipea avalikustada ei kavatse. Su-57 lendas täiesti korralikult. See oli õhutõrje, mis pidi hävitajate kõike selle ümber kaitsma, mis läks täiesti sassi. Venemaa kaotas lennuki, mille maksumuseks hinnatakse umbes $100 miljonit, sest nad ei suutnud oma kübersüsteeme Ukraina häkkerite eest kaitsta. Need häkkerid leidsid tee sisse. Nad manipuleerisid Bars Moskva süsteemi ja silmapilkselt sai Venemaa parim hävituslennuk tabamuse. See on siin see tõeline lugu. Aga just siin hakkavad asjad huvitavaks minema, sest selle väga reaalse probleemi taga, mis Venemaal on oma kübersüsteemide kaitsmisel Ukraina häkkerite eest, peitub palju suurem probleem. See probleem näitab, kui armetu on tegelikult Venemaa õhuvägi ja heidab valgust sellele reaalsusele, mis peitub selle taga, mida Putin on nimetanud maailma parimaks hävituslennukiks. Enne kui me sellesse kõigesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me paljastame pealkirjade taga olevad lood. Kui saate sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis kindlasti vajutage tellimisnuppu ja aktiveerige teavitused, et näha rohkem meie videoid kohe, kui need avaldatakse. Alustame Venemaa mahakantud lennukitest. Nii palju mahakantud lennukeid. Su-57, mille Ukraina meelitas Vene õhutõrjet just alla tulistama, on viimane pikkas reas hävitajaid, pommitajaid, luurelennukeid ja koptereid, mille Venemaa on kaotanud oma sissetungis Ukrainasse. Tegelikult tuli see tabamus pärast hiljutist juhtumit, kus Ukraina suutis F-16 abil õhk-õhk lahingus alla tulistada Vene Su-35 flankeri. See ei peaks olema võimalik. Su-35 peaks otse lahingus F-16 võitma. Kuid seekord see ebaõnnestus. Tundub, et Venemaa väiteid oma hävituslennukite kohta ei suudeta päris lahinguolukorras tõestada. Sellest räägime hiljem. Su-57 kontekstist lähemalt. Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa pärast Putini sissetungi kaotanud nüüdseks 439 lennukit ja 354 helikopterit. Kui otsite vastuseid küsimusele, miks Venemaa pole kasutanud oma tohutut õhuväge, millel on Global Firepoweri andmetel 4237 lennumasinat, millest 2754 on lahinguvalmis, siis siin on teie vastus. Ukraina jätkab lihtsalt Vene lennuvahendite allatulistamist, olgu need siis Ukrainas või peidus Venemaal. See Su-57, mis nüüd Moskva põllul põleb, ei ole isegi esimene, mille Venemaa selles sõjas kaotas. 2024 aasta juunis suutis Ukraina kahjustada 2 neist droonidega rünnakus Ahtubinski lennubaasis. Ja 2026 aasta kevadel jõudsid Ukraina droonid Uurali lähedal asuvasse Shargoli baasi, hävitades veel 2 Su-57 koos ühe Su-34 ja veel ühe nimetamata Suhhoi hävitajaga. See pole isegi esimene kord, kui Venemaa on alla tulistanud omaenda lennuki. Kuigi see on kindlasti esimene kord, kui Ukraina häkkerid on kinnitatult manipuleerinud Vene õhutõrjesüsteemidega. Mitte väike osa Venemaa õhukaotustest on toimunud seetõttu, et Vene õhutõrje on sihtinud omaenda lennukeid. Aerospace Global News teatab, et Venemaa poolt alla tulistatud omaenda lennukite arv pole kinnitatud, kuid tõenäoliselt on see üle 10. Me teame kindlalt, et Venemaa ise on mitut juhtumit omistanud omade tulele, sealhulgas 2 A-50U Mainstay AEW&C lennuki allatulistamises. Siiski, kas see on juhtum, kus Kreml eelistab sõbralikku tulelugusid, selle asemel, et tunnistada Ukraina edukat rünnakut, jääb veel näha. 2024 aasta lõpus tulistasid Vene õhutõrjejõud Lõuna-Venemaal alla Aserbaidžaani lennu 8243 Embraer 190. See juhtum leidis ilmselt aset Ukraina droonirünnaku ajal, nii et õhutõrje oli kindlasti aktiivne. Venemaa tabas samuti Aerofloti lennukit, kui see lendas Valgevenest. 2025 aasta juulis, kuigi see lennuk suutis pärast õhutõrje tule alla sattumist siiski Moskvas ohutult maanduda. Euromiden Press lisab veelgi omatule ohvrite arvu. 1 Su-27, mis lendas okupeeritud Krimmi kohal, kukkus 2024 aasta märtsis alla Venemaa enda tule tõttu. 2023 aastal Tokmaki kohal venelased tapsid ühe omaenda Su-35 piloodi, kasutades S-300 õhutõrjesüsteemi ja Moskva lähedal avasid Venemaa õhutõrjejõud. 2025 aastal tule omaenda kopterite pihta, kui pidasid neid ekslikult droonideks. See on peaaegu nii, nagu Ukrainal polekski olnud vaja Barsi Moskva õhutõrjet häkkida.
oota lihtsalt piisavalt kaua ja halb koordineeritus Venemaa õhutõrjemeeskondade ning lendurite vahel oleks nende eest töö ära teinud. Siis jõuame Venemaa Su-57 juurde ja küsimuseni, mida me pole veel esitanud. Kuidas suutis Pars Moskva selle hävitaja alla tuua? Me ei pea seda silmas häkkimise mõttes. Su-57 peaks olema 5. põlvkonna varghävitaja, mis on võrreldav USA lennukitega nagu F-35 ja F-22. Putin ütles seda isegi ise. Su-57 peaks olema maailma parim hävituslennuk. Kui Venemaa väited on tõesed, ei oleks see lennuk peaaegu üldse õhutõrjeradaritel lähtav olnud, muutes selle Pars Moskva jaoks praktiliselt võimatuks alla tulistada. See jätab meile 2 võimalikku järeldust. Esimene on see, et Pars Moskva on nii tõhus, et suudab alla tulistada ühe maailma parimatest ja varjatuimatest hävituslennukitest. Venemaal poleks selle järelduse vastu midagi. Kuid seda väidet on raske tõsiselt võtta, kui oleme viimastel kuudel näinud, kuidas Ukraina on oma droonidega Moskva piirkonnas sihtmärke üksteise järel tabanud. Kui Pars Moskva tõesti on nii tõhus, nagu see sunnitud omatule juhtum paistab näitavat, siis peaks Moskva olema praegu palju turvalisem, kui ta tegelikult on. Teine järeldus on neist 2 huvitavam. Su-57 ei pruugi olla päris see, mida Moskva väidab. Nagu Global Defense Corps ütleb, tõestab selle lennuki allatulistamine Nõukogude ajastu raketisüsteemi poolt taas, et tegemist ei ole mingil moel 5. põlvkonna stealth-lennukiga. Pane tähele sõna taas kasutamist. See pole sugugi esimene kord, kui Su-57 ja selle väidetava stealth-võimekuse kohta on küsimusi tõstatatud. Juba 2022 aasta detsembris avaldas Aviation Geek Club paljastava raporti, mis näitas, et Su-57, hoolimata sellest, et neid turustatakse potentsiaalsetele ostjatele kui stealth-hävitajaid, ei ole isegi ligilähedased oma Ameerika ekvivalentidele. Väljaanne avaldas, et nii F-22 kui ka F-35 radari ristlõige ehk RCS on 1000 kuni 10 000 korda väiksem kui Su-57. Isegi pensionile jäänud F-117, mis töötati välja 1970-ndatel ja on esimene operatiivne stealth-lennuk, omab palju väiksemat RCS-i kui Su-57. Sellel on mitmeid põhjuseid, alates relvade kandmisest Su-57 välisküljel, kuni selleni, et see hävitaja on sisuliselt vaid täiustatud versioon Su-27-st. Kuid kokkuvõttes tähendab see, et Venemaa ei ole suuteline ehitama stealth-hävitajat. Muidugi väidab Venemaa, et nad suudavad seda teha, kuid Su-57 RCS ei ole juhuslik. See ongi see, mida Venemaa soovis saavutada. Kuid see pole ikkagi tõelisele stealthile liigi lähedalgi. See on Moskva jaoks lihtsalt alanduse otsa alandus. 1 Su-57 kukkus alla. See on juba iseenesest piisavalt halb. Siis selgus, et Venemaa enda õhutõrje tulistas selle hävitaja alla. Ja pärast seda saime teada, et Ukraina häkkerid murdusid Trooja hobuse abil Venemaa õhutõrjesüsteemi sisse. Ja kõige tipuks ei tohiks Su-57 olla isegi tuvastatav nende samade õhutõrjesüsteemide poolt, mis selle alla tulistasid. Venemaa väidetavalt maailma parim hävituslennuk on just paljastatud. Selle kaotatud hävitaja asendamine ei saa Venemaa jaoks olema lihtne. Global Defense Corps ütleb, et arvatakse, et Venemaa õhujõududel on teenistuses vaid umbes 300 Su-57 hävitajat ja Kremlil on olnud raskusi uute ehitamisega, tõenäoliselt lääne sanktsioonide tõttu. Venemaa on samuti püüdnud Su-57 hävitajaid müüa, kuid seni on ainus registreeritud müük toimunud Alžeeriale. Pärast seda, kui Ukraina paljastas Su-57 tõelise olemuse, uuendatud 4. põlvkonna hävitaja, mis ei suuda end varjata isegi aastakümneid tagasi loodud õhutõrjesüsteemide eest, ei tehta tõenäoliselt enam palju müüke. Võta hetk ja mõtle, mida Moskva inimesed praegu küll mõelda võivad. Nende piirkonda rünnatakse. Ukraina droonid lendavad ning on selge, et isegi Moskva ümber paigutatud massiivsed õhutõrjesüsteemid ei suuda neid piisavalt peatada. Ukraina on aastal 2026 tabanud Moskva piirkonda mitu korda, sealhulgas juuni lõpus toimunud rünnakuga, mille sihtmärgiks oli oblasti satelliidikeskus. Ukraina droonid on samuti korraldanud rünnakuid ettevõtte Wildberries vastu, mida sageli nimetatakse Venemaa Amazoni analoogiks ning mis tegeleb lisaks droonide, sõjalise varustuse ja kaksikkasutusega komponentide müügiga. Moskvaalased, kes kasutavad Wildberriesi, alates toodete ostjatest kuni ettevõtjateni, kes teenivad selle teenuse abil raha, on paanikas, kuna laod põlevad ja miljardite dollarite väärtuses kaup on tuhaks saanud. Reutersi teatel pääsevad Moskvas elavad inimesed praegu Venemaa tabanud kütusekriisist vaid seetõttu, et kütust suunatakse Siberist Moskvasse. See poolik lahendus töötab vaid mõnda aega, enne kui moskvalased teavad bensiinijaamades tundide pikkustes järjekordades seisma. Täpselt nagu ülejäänud Venemaa elanikud, kes ei ela Putini kullatud linnas. Nüüd peavad nad pealt vaatama, kuidas Moskva õhutõrje ebaõnnestub nii rängalt, et alla tulistatakse ülikaasaegseid hävitajaid, mida Putin on neile kirjeldanud kui maailma parimaid lennukeid. Mida need inimesed praegu küll mõtlevad? Sõda, mille Putin alustas, pole lihtsalt nende ukse ette jõudnud.
üha selgemaks saab, et Ukraina muutub ainult tugevamaks. droonid tõestavad seda. Aga nüüd on Ukrainal võime häkkida Vene õhutõrjesüsteemidesse, sundides neid omaenda varustuse pihta tulistama. Kas see võiks uuesti juhtuda? Kui juhtub, siis mille pihta sunnib Ukraina need õhutõrjesüsteemid järgmisena sihtima? Need peavad olema küsimused, mis keerlevad moskvalaste peas, kes näevad nüüd selgemini kui kunagi varem, et nende suur kaitsja Putin ei suuda neid millegi eest kaitsta. Just seda Ukraina tahabki. Vene õhutõrje erakordne olemasolu Moskva ümbruses on geniaalne trikk ning see on toonud Su-57 jaoks laastava tulemuse. Kuid veelgi väärtuslikum on sõnum, mille Ukraina selle Trooja hobusega saatis. Iga päev jõuab Putini sõda aina lähemale nende inimeste koduuksele, kes elavad ainsas linnas, mis pidi olema puutumatu. Kui kaua veel kavatsevad moskvalased seda taluda, enne kui nad hakkavad esitama tõsiseid küsimusi oma presidendi ja tema loodud sõjaväeolukorra kohta? Kui Ukraina laiendab oma kaugrünnakute kampaaniat, seisab ta silmitsi väljakutsega. See kampaania on juba tõhus, kuid Ukraina soovib, et rohkem droone tabaks sihtmärke ning selleks peab ta tegelema Venemaa õhutõrjega. Liiga paljud Ukraina droonid suunatakse kõrvale või hävitatakse nende kaitsesüsteemide poolt. Mida vähem tõhusad on Venemaa õhutõrjesüsteemid, seda rohkem Venemaa põleb. See on lihtne põhimõte. Ja nüüd on Ühendkuningriik andnud Ukrainale lahenduse selle probleemile. Sa ei usu, mida Ühendkuningriik just Ukrainale andis, sest Ühendkuningriigi poolt loodud Harry Potteri stiilis relv on saamas sõja järgmiseks suureks arenguks. Ukraina tahab Venemaa kiviaega tagasi saata ja nüüd on see võimalik. Miks? Stonecloak on tulemas. 26. juulil teatas Telegraaf, et Ühendkuningriigi uus peaminister Andy Burnham on avalikustanud, et ta kavatseb sõlmida uue lepingu Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. See uus leping allkirjastatakse nende kahe kohtumisel mereväe laevatehases ja see saab olema tõendiks, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale oma territooriumi kaitsmisel Venemaa vastu jääb kõikumatu, kinnitab Burnham. Nii et uus pakt ootab allkirjastamist. Mis selles siis nii erilist on? Eriline on see, mida Ukraina saab. Selle pakti kohaselt saab Ukraina spetsiaalselt välja töötatud signaalihäirijad, mille Ühendkuningriik on loonud selleks, et need integreerida oma uude relvaseeriasse. Nimega Stonecloak muudavad need häirijad Ukraina droonid ja tiibraketid Vene õhutõrjesüsteemide jaoks praktiliselt avastamatuks. Mõelge sellest kui Harry Potteri nähtamatuse keepist, ainult et relvade jaoks. Seda on Ühendkuningriik lubanud tarnida, aga asi läheb palju sügavamale. Ühendkuningriik ei anna lihtsalt mõned Stonecloakid üle ja ei lõpeta sellega. Ukraina saab litsentsi, et neid nutikaid häirijaid ise toota. Stonecloakid ei ole Ukraina jaoks midagi uut. Ühendkuningriik on juba andnud Ukrainale tuhandeid signaalihäirijaid, kuid isegi need tuhanded ei ole päris piisavad. Ukraina kaugmaa kampaania on 2026. aastal tohutult kasvanud, mille tulemusena on 10 000 Ukraina droonid saadetud Venemaale ja okupeeritud aladele. Just seda Ukraina vajab, 10 000 Stonecloake, mis käivad kaasas selle tohutu droonide arvuga, mida nad välja saadavad. Selle uue kokkuleppega saab Ukraina tehnoloogia intellektuaalomandi õigused, et neid massiliselt toota, võib-olla isegi sellises mahus, millega Ühendkuningriik ise hakkama ei saa. Enne Zelenski visiiti selgitas Burnham, miks ta selle otsuse tegi. Suurbritannia seisab Ukrainaga õlg õla kõrval ja meie toetus on vankumatu. Venemaal ei tohiks olla mingit kahtlust meie otsusekindluses ja me ei tagane enne, kui saavutame Ukrainale püsiva rahu, ütles Burnham. Ta lisas veel, Stonecloak on Suurbritannia kodumaise innovatsiooni parim näide ja see on rindel tõestatud. See on ülioluline meie mõlema riigi julgeoleku kaitsmisel. See oli sõnum Putinile, et Ukraina droonid ja raketid muutuvad peagi nähtamatuks ja ta ei saa selle vastu midagi teha. Kuigi Ühendkuningriik tahab tõestada, et seisab endiselt Ukraina kõrval, mis iseenesest on Putini jaoks valus hoop, kui ta üritab Euroopas lõhesid tekitada, on selles uues lepingus ka oma huvielement. Ukraina saab toota Stonecloake. Vastutasuks saab Ühendkuningriik koguda ulatuslikke kasutusandmeid segajast, mis on juba Ukrainas rindel oma väärtust tõestanud. Briti armee juhid ütlevad, et andmeid hakatakse koguma Stonecloaki töökohta, kui see massiliselt kasutusele võetakse. Seda teevet kasutab Ühendkuningriik oma järgmise põlvkonna rakettide ja droonide arendamisel. Eriti soovib Ühendkuningriik näha, kuidas praegune segaja versioon töötab, sest plaanitakse Stonecloak integreerida projekti Breakstop, mis on peagi valmiv odav tiibrakett. Samuti kujutame ette, et nii Ühendkuningriik kui ka Ukraina kasutavad kogutud andmeid Stonecloaki täiustamiseks, muutes selle veelgi tõhusamaks Venemaa õhutõrje vastu. See uus leping on Ukraina jaoks väga oluline mitmel põhjusel, millest räägime varsti. Aga kõigepealt suur küsimus. Mis täpselt on Stonecloak? Stonecloak on uut tüüpi signaalisegaja, mida saab paigaldada droonidele ja rakettidele. See on loodud selleks, et aidata neil relvadel ületada õhutõrjesüsteeme. Euroactivil on veidi rohkem teavet. Need segajad on väikesed, umbes tahvelarvuti suurused.
Neid saab kinnitada otse relva külge, mida Ukraina kavatseb kasutada ja need töötavad õhutõrjesüsteemide signaalide segamisega, mis võimaldavad neil süsteemidel jälgida ja sihtida Ukraina rakette. Sellest võime järeldada, et Stonecloak mõjutab mitte ainult õhutõrjesüsteemi ennast, vaid ka süsteemiga seotud radarit. Peale selle teame vähe, välja arvatud oletused. Stonecloak kasutab tõenäoliselt raadiosageduste segamist, et muuta laskekehad raskesti tuvastatavaks. Kuna ametlikke andmelehti pole avalikustatud, saame vaid eeldada, et see hõlmab ka raadiosagedusalasid, mida kasutavad Vene varajase hoiatuse ja jälgimise radarid. Ukraina peab samuti suutma hankida kriitilisi osi, et oma Stonecloaki valmistada. Nende hulka kuuluvad pooljuhid, võimendid ja RF-moodulid, mida Ukraina näib suutvat hankida ka oma teiste relvade jaoks. Tõenäoliselt ei tohiks neil olla raskusi nende komponentide hankimisega, kuigi iga komponendi kogus, mida suudetakse osta, võib piirata nende Stonecloakide arvu, mida Ukraina endale valmistab. Kuid see on tulevikuprobleem. Praegu on Ukraina kindlasti rõõmus, et on saanud õigused valmistada seadet, mis võib nende sõjas Venemaa vastu tohutut vahet teha. Aga enne kui läheme sügavamale selle juurde, miks see erinevus tuleb, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui teile meeldib see, mida meie kanalilt näete, siis ärge unustage tellida ja vajutada teavituskella, et ei jääks ilma ühestki meie analüüsist Ukraina poolt kasutatavate uusimate relvade kohta. Alustame sellest, millele Stonecloak hakkab vastukaalu pakkuma. Venemaa õhutõrjele. Kuigi sellel samal kanalil on palju räägitud sellest, kui halvasti need õhutõrjesüsteemid toimivad, kuna Ukraina droonioperaatorid on suutnud juba ainuüksi 2026. aastal korraldada sadu rünnakuid Vene sihtmärkide pihta, on need siiski probleemiks. Ja kui Venemaad uskuda, siis püütakse kinni palju rohkem Ukraina droone, kui tegelikult jõuab sinna, kuhu Ukraina neid saata soovid. Näiteks, Al Jazeera teatas, et Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhutõrje hävitas 571 Ukraina drooni ühe ainsa öise rünnaku käigus, mis viis 24. juulini 2025 aasta lõpus. Royal United Services Institute viis läbi uuringu, millest selgus, et vähem kui 10% Ukraina poolt välja saadetud droonidest jõuab sihtmärgini. Kas see on ka pool aastat hiljem endiselt nii, pole selge, aga mis siin tõeliselt oluline on see, et Ukraina soovib, et tema kaugmaa rünnakud oleksid veelgi tõhusamad kui praegu. Õhutõrje otsene ründamine aitab sellele kaasa, sest see loob droonidele ja rakettidele turvalised õhukoridorid. Kuid Ukraina eesmärk on nüüd veelgi suurem edu. Mis oleks, kui Ukraina suudaks välja lasta 600 drooni ja neist 20% või isegi 30% tabaks sihtmärki. Seda võiks võimaldada Ühendkuningriigi otsus Stonecloaki kohta. Kui Ukraina suudab neid seadmeid masttoota nii palju, et saab need paigaldada enamikele, kui mitte kõigile laskekehadele, mida ta Venemaale ja okupeeritud aladele tulistab, siis on tal käes tõsine jõukordisti. Mõelge, mida see tähendab näiteks rafineerimistehaste rünnakute jaoks, mida Ukraina on korraldanud. Need rünnakud on juba praegu tõhusad. 25. juulil Ukraina korraldas veel ühe rünnaku, tabas Tjumeni rafineerimistehast, mis asub 2000 kilomeetri kaugusel tema piiridest. Rünnak põhjustas tulekahju. See põleng oleks olnud veelgi suurem, kui rohkem Ukraina droone oleks kaitsetest läbi murdnud. Nendel rünnakutel on Ukrainale ka kulude mõttes eeliseid. Kuigi droonid pakuvad odavat võimalust kaugmaa rünnakute läbiviimiseks, tähendab UAV-de parvede saatmine, mis kunagi sihtmärgini ei jõua, siiski seda, et Ukraina raiskab iga rünnakuga kümneid, kui mitte sadu tuhandeid dollareid. Jällegi, Stonecloak võiks seda muuta. Kogu Ukraina kaugmaarünnakute strateegia loogika muutub selle tulemusena. Mis puudutab mõju Venemaale, siis see viib meid sujuvalt teise põhjuseni, miks see Stonecloaki litsentsileping on nii oluline. Pikamaa strateegia, mis juba praegu laieneb ja töötab väga hästi, võib nüüd põhjustada tohutut majanduslikku ja psühholoogilist valu Vene elanikkonnale, kes juba tunneb sõja mõju, mida nad kunagi ei arvanud oma uksele jõudvat. Kui Venemaa tungis 2022 aasta alguses Ukrainasse droonide ja rakettide võimalus jõuda 2000 kilomeetri sügavusele Venemaa territooriumile polnud isegi kaalumisel. Isegi siis, kui esialgne sissetung ebaõnnestus ja Ukraina hakkas saama lääne rakette, nende rakettide tegevusraadius piiras rünnakud Venemaa piirialadele, samuti Krimmi ja Mustale merele. Kerime nüüd edasi 2026. aastasse ja olukord on hoopis teistsugune. Ukraina pole enam lihtsalt võimeline kaugmaarünnakuteks, nagu nägime Tjumenis. Ukraina kasutab neid nüüd sellise sagedusega, mis paneb isegi kõige külmema peaga venelased muretsema. Mais avaldatud United 24 raport näitas, kui palju on Ukraina kaugmaarünnakute kampaania eskaleerunud. Augustis 2024 lasi Ukraina Vene sõjaliste sihtmärkide pihta välja veidi üle 1000 drooni. Juulis 2025 oli see arv tõusnud 3000. Nii. Kuid märtsis 2026 kasutas Ukraina juba umbes 7000 drooni ühe kuu jooksul, mis oli piisav, et Ukraina ületaks Venemaa teisele poole territooriumile saadetud laskemoona hulga poolest. Venemaal ei ole enam ühtegi rahulikku tagalat, mis oleks oluline. Ainsad kohad, mis on Ukraina droonide eest turvalised, asuvad Venemaa Kaug-Idas, mis on Ukrainast nii kaugel, et see praktiliselt ei oma tähtsust. Välja arvatud see, et see annab Putinile piirkonna, kus ta saab sõdureid värvata. Nendel rünnakutel on lisaks arvudele ka muu eesmärk. Ukraina püüab Venemaa majandust halvata, pakkudes samal ajal pidevaid kaugelt tulevaid meeldetuletusi Putini rahvale, et nende juhi alustatud sõda mõjutab nüüd ka neid.
majanduslikus plaanis on Ukraina droonid juba soovitud mõju avaldanud. 6. juuli raportis. The Telegraph avaldas, et 2025 aastal läks 500 000 venelast sõja majandusliku mõju tõttu pankrotti, lisades, et riiki ähvardab nüüd plahvatuslik panganduskriis. Majanduskasvu pole ka niipea oodata. Venemaa majandusministeerium on sunnitud korrigeerima oma sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasvuprognoose 2026 aastaks 1,3%-lt 0,4%-le. sama kehtib ka 2027 aasta kohta, kus SKP kasvuprognoos on nüüd 1,4%, varasema 2,8% asemel. ja need on Venemaa ilustatud andmed, nii et võid kindel olla, et tegelik olukord riigis on palju hullem. Ukraina süvalöögid on olnud nende majandusprobleemide suur põhjus. Need on samuti kaasa aidanud kütusekriisile Venemaal, mis ulatub enasmese riigi piirkondadesse ja on põhjustanud eriti suurt valu Krimmi okupeerijatele, keda üha enam isoleeritakse nii kesk- kui ka kaugmaalöökidega. Ukraina on hakanud ründama isegi näiliselt tsiviilärisid, nagu näiteks Wildberrysi, mida peetakse Venemaa Amazoniks. Wildberries ei ole nii süütu, kui Venemaa tahaks, et sa usuksid. E-kaubanduse platvorm pakub oma poes droone, komponente ja isegi sõjaväevarustust. Löögid ettevõtte ladudele, mida Ukraina on juulis mitu korda teinud, tähendab, et miljardite dollarite väärtuses kaupa läheb tules hävima. ettevõtjate jaoks, kes toetusid oma äritegevuses Wildberriesile, on saadud löögid laastavad ja surmavad. Wildberries on nüüd oma veebilehel sõjalised kategooriad teitnud. Just nii hirmuäratavalt tõhusad on Ukraina kaugmaarünnakud. Nüüd liisa sinna segusse Stonecloak. Kui need nähtamatuse mantlid on nende droonide külge kinnitatud, muutub kampaania, mis juba praegu põhjustab Venemaa majandusele ja rahvale tohutut valu, veelgi intensiivsemaks. Ukrainal ei ole vaja suurendada välja saadetavate droonide arvu. See muutub lihtsalt tõhusamaks nende droonide arvuga, mida juba Venemaale saadetakse. Ja uue litsentsilepingu ajastus ei saaks olla parem. Pärast 26. juuli kohtumist sõjaväejuhtidega teatas Zelenski, et Ukraina on koostanud uue nimekirja sõjalistest sihtmärkidest, mida kavatsetakse Venemaal rünnata. Täna leppisime kokku, et jätkame oma operatsioone ja uuendasime prioriteetsete sihtmärkide nimekirja vastavalt nende tegelikule mõjule Venemaale ja tema võimele seda sõda jätkata ja pikendada, ütles Zelenski. Lisades, peamine eesmärk on avaldada Venemaale veelgi suuremat survet, et sundida teda diplomaatiale. Relvaosade tootmise häirimise, nafta ja muude majanduslike kahjude tekitamise ning selle sõja taas tuttavale pinnale toomise kaudu. Stonecloaki litsentsimise ja tootmisega ei jõuta tõenäoliselt piisavalt kiiresti, et neid konkreetseid sihtmärke mõjutada, kuid tulevikus lisandub neid veel. Ukraina droonid ei kao kuhugi. Tegelikult nad liiguvad otse Venemaale ja kui need on varustatud Stonecloakidega, siis jõuavad nad veelgi sagedamini nende sihtmärkide südamesse, mille Ukraina oma droonioperaatoritele määrab. On veel üks põhjus, miks Stonecloak teeb Venemaale muret. See on veel üks märk sellest, et Ukraina teeb oma partneritega koostööd palju ulatuslikumalt, kui Putin arvas võimalik olevat. Jällegi, viime teid tagasi sellesse, millisena Venemaa arvas Ukraina olevat 2022 aastal. Venemaa jaoks oli Ukraina nõrk riik. Jah, ta suutis tõrjuda esialgse erisõjalise operatsiooni, aga pärast seda see jäi ellu ainult tänu sellele, et lääneriigid saatsid Ukrainale miljardeid dollareid relvi. Ukraina toetus muidugi nendele relvadele sõja esimestel aastatel väga palju, kuid nüüd on toimunud muutus. 2022 aastal võttis Ukraina vastu kõik relvad, mida pakuti, ja ta oli väga selgelt abisaaja rollis. See sobis Putinile. Kuigi ta vihkas kollektiivset läänt selle eest, et nad tormasid Ukrainale appi, ta uskus ka, et suudab lääne liidreid manipuleerida, et nad lõpuks selle abi ära võtaksid. Ta pidi lihtsalt kujutama Ukrainat kui parasiiti, kes ei vääri ellujäämist. Eesmärk oli lõhestamine. 2026. aastal. Ei ole Ukraina see nõrk, kelleks Venemaa teda kujutada tahtis. Ausalt öeldes ei olnud ta seda kunagi. Aga nüüd näeme riiki, mis panustab aktiivselt Euroopa ja üleilmse kaitsevaldkonda, mitte riiki, mis sõltub ellujäämiseks ainult teistest. Mõtle, mida tähendab see, et Ühendkuningriik annab Ukrainale Stonecloaki litsentsi. See ei ole lihtsalt see, et Ühendkuningriik lubab Ukrainal relva ehitada. See on tunnustus sellele, et Ukraina kaitsesektor on kasvanud nii suureks ja keerukaks, et talle saab usaldada ühe kõige kaasaegsema süsteemi ehitamise, mille Ühendkuningriigi sõjavägi on välja töötanud. See, mida me siin näeme, on tunnustus Ukrainale kui tõusvale kaitsetööstuse suurvõimule. Ukraina kaitsesektor, mille väärtus oli sissetungi alguses $1 miljard, on kasvanud nii suureks, et selle võimekus ületab nüüd $55 miljardit. Ukraina ei ole enam lihtsalt abisaaja, vaid ka panustaja. Ja Ühendkuningriigi poolt Stonecloaki litsentsi andmine on tunnustus sellele, et Ukrainast on saanud hinnatud partner Briti kaitses. Täpselt nagu Ühendkuningriik on hinnatud partner Ukrainale. Selliseid asju näeme 2026 sünnendal aastal üllatavalt sageli juhtumas. Stonecloak on lihtsalt viimane näide järjest kasvavast hulgast tipptasemel tehnoloogiatest, millele Ukrainale antakse tootmislitsents. Varem tegi USA šokeeriv avalduse, et kavatseb anda Ukrainale Patrioti raketitõrjerakettide tootmislitsentsi, mis tähendab, et üks maailma kõige arenenumaid õhutõrjerakette hakatakse tootma Ukraina pinnal. Defense Express teatas,
23. juulil, et Patriot-rakettide tootja Raytheon peab nüüd Ukrainaga aktiivseid läbirääkimisi, et see litsentsileping sõlmida. Prantsusmaa andis samuti juuli alguses Ukrainale litsentsi mitmete relvade tootmiseks, andes Ukrainale loa toota omaenda Aster 30 õhutõrjerakette, AASM Hammeri pommikomplekte ja Scalp tiibrakette. Need lepingud ja Stonecloaki kokkulepe kinnitavad, et Ukrainast on saanud Euroopa kaitse keskne lüli. Ühendkuningriik tunnistab seda fakti. Nad näevad väärtust selles, et Ukraina ehitab oma segamisseadet, sest Ukraina saab seda seadet testida nagu ükski teine riik ning suudab seda usaldusväärselt toota. Nii et pole välistatud, et Ukraina hakkab pärast sõda Ühendkuningriigile Stonecloake tootma. Atlantic Council on läinud nii kaugele, et nimetanud Ukrainat Euroopa kilbiks. Ja neil on selles mõttes õigus. Kui Venemaa on vaenlane, kelle vastu kogu Euroopa teab, et peab astuma, siis Ukraina loob selleks tegevusplaani ja annab oma partneritele väärtuslikku aega valmistumiseks. Mis puudutab Putinit, Stonecloaki leping on seni kõige kindlam märk sellest, et tema katsed Ukraina partnereid lõhestada ja heidutada ei toimi. See oli ka Burnhami peamine sõnum, kui ta uut lepingut välja kuulutas. Venemaa üritab siiski jätkuvalt lõhestada. Ta on kulisside taga oma varisõda veelgi intensiivistanud, et uuesti proovida peatada Ukraina toetamise. Partnerite territooriumil on registreeritud sabotaažiakte, samuti droonide sissetunge ja operatsioone veealuste kaablite läheduses, valeinfokampaaniad ja migratsioonirelvana kasutamine. Kõik see peaks hirmutama selliseid riike nagu Ühendkuningriik, nii et nad lõpetaksid selliste asjade tegemise nagu Ukrainale litsentside andmine seadne tootmiseks, mis muudab Venemaa nõrgemaks ja Ukraina tugevamaks. See ei tööta. Ukraina partnerid näevad sellest kõigest läbi ja teavad, et meeleheide on kõige aluseks, mida Putin teeb. Ühendkuningriigi Harry Potteri stiilis relv on lihtsalt viimane, mis Ukrainasse jõuab, hoolimata kõigist Venemaa katsetest meelitada ja hirmutada. See ei jää viimaseks. Ja Stonecloak liitub üha kasvava nimekirjaga relvadest, mida Ukraina ise ehitab, et Venemaa kiviaega tagasi saata. Kui kuulata Vene propagandat, siis kuulete, et Ukraina sõda kulgeb täpselt plaani järgi. Kremli sõnul laastavad Venemaa sõdurid Ukrainat. Donbass on kohe langemas ja iga droon, mille Ukraina Venemaale saadab, hävitatakse maailma tasemel õhutõrjesüsteemi poolt. See on vaid aja küsimus, millal Ukraina langeb. See on olnud aja küsimus juba 4,5 aastat. Ja kui kaevuda sügavamale lugudesse, mida Kreml räägib, avaneb hoopis teistsugune tegelikkus. Venemaa võidab, jah. Venemaa on loonud täiuslikud sõdurid ja need saavutavad suuri võite. Aga on üks probleem. Mitte midagi sellest pole päriselt olemas. Venemaa ainus võitev armee on võlts. Putin valetab teile ja oma rahvale ning kasutab selleks tehisintellekti. Kui olete viimasel ajal doomscrollinud sõjalist sisu, olete võib-olla näinud huvitavaid videoid. Levinud on klipid intervjuudest sõjaväelastega, kes väidavad end olevat Poola armee liikmed, kus need sõdurid sarjavad Ukrainat. Väidetakse, et Ukraina põgenike seas, kes on nüüd Poolas, on kuritegevuse tase kõrge. Sõdurid ründasid ka Poola valitsust, Saksamaad ja Euroopa Liitu ehk EL-i, väites, et Poola liigub jõudsalt selles suunas, et hüljata Ukraina. EL ja ausalt öeldes kogu selle, mille osaks saamise nimel riik on pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist võidelnud. Aga mitte miski sellest pole päris. Uudis tuli välja 21. juulil. Kuna Venemaa armee ei suuda Ukrainas olulist edu saavutada, on Venemaa pöördunud otseste valede poole, püüdes meeleheitlikult tekitada Ukrainas lahkhelisid ja rahulolematust. Nende valede jaoks ei kasuta Venemaa võltsitud versioone omaenda sõduritest. Need sõdurid on liiga hõivatud Ukrainas suremisega. Selle asemel on Venemaa loonud tehisintellekti süvavõltsingud Poola sõduritest, mida nad siis manipuleerivad, et need kritiseeriksid Ukrainat ja selle armeed. Ukraina desinformatsioonivastane keskus paljastas Venemaa võltsingud rabavas raportis, mis näitab, kui kaugele Venemaa on valmis minema oma meeleheitlikes katsetes propagandasõda võita. Keskus ütleb, et analüüs on näidanud, et kõik need sõdurid on täielikult tehisintellekti poolt loodud tegelased. Samuti tasub märkida, et visuaalne stiil ja sisu edastamise viisid on identsed nendele, mida kasutavad Vene tehisintellekti botifarmid. Klipid, mis kõik kujutavad Poola sõjaväevormis mehi, on levinud mitmel sotsiaalmeediaplatvormil, sealhulgas YouTube'is, Facebookis, Instagramis ja TikTokis. Siiski näitab videote hoolikas uurimine mitmeid manipuleerimise märke, sealhulgas seda, et mitme inimese näod on palju siledamad, kui nad peaksid olema. Teised märgid tulenevad videotes kasutatud sõnadest. Poola Nask State Research Institute on samuti neid videoid uurinud ning ütleb, et mõnes videos kasutatud keel viitab kohmakale poola keele kasutusele, mis viitab sellele, et tekst on tõlgitud algsest venekeelsest tekstist, milles avaldused kirjutati. Samuti on videosse sattunud juhuslikke kirillitsa tähti. Siis on veel vormiriided. Kuigi on suhteliselt lihtne leida pilte Poola sõduritest nende vormides, tundub, et Venemaa ei vaevunudki seda tegema. Klipides nähtavad vormiriided paistavad olevat pigem Vene ja Valgevene sõjaväevormide segu kui Poola omad. Venemaa arvestab sellega, et inimesed ei pööra tähelepanu või lihtsalt ei tea piisavalt, et märke märgata,
ja see töötab. ainult üks YouTube'i kanal on postitanud umbes 50 sellist klippi, millest kõige edukam on jõudnud 300 000 vaatamiseni, teatab Polski raadio. Teised videod, sealhulgas üks, mis loodi juba oktoobris ja väitis, et näitab Poola sõdureid kutsumas üles Ukraina linna Lvivi hõivama, on juba kergesti ümber lükatud, kuna videol on selgelt näha tehisintellekti mudeli Vio vesimärk. See on Venemaa räpane võte. Salakaval. Aga see pole ka üllatav. Kreml teab, et ta ei saa tegelikult väita, et Vene armee läheb Ukrainas hästi. Ta üritab, aga tegelikkus on kõigile koha peal selgelt näha. Nii et Venemaa on loonud võltsarmee täidetud olematute Poola sõduritega, et koguda propagandapunkte Ukraina vastu ja püüda veenda maailma, et oluline liitlane on selja pööranud. Miks just Poola sõdurid? Kuigi Ukraina ja Poola on endiselt liitlased, on nende kahe riigi vahel pingeid, mida Venemaa on ära kasutanud. 2026 aasta alguses hakkas Poola ja Ukraina vahel tekkima lõhe. Poola president Karol Nawrocki võitis isegi Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt ära Valge Kotka ordeni, mis on Poola kõrgeim riiklik autasu. See juhtus pärast seda, kui Zelenski kiitis heaks ühe Ukraina sõjaväeüksuse nimetamise UPAks, mis tähendab Ukraina mässuliste armee kangelasi. Paljud Poolas võtsid seda solvanguna. UPA nime ümber on ajaloolised pinged, kuna selle nimega rühmitus osales Teise maailmasõja ajal Volõnias ja Ida-Galiitsias 100 000 poolaka tapmises. Poola klassifitseerib seda genotsiidina ning Ukraina üksuse nimetamine selle rühmituse järgi oli samm, mis oli Ukraina ühele tugevaimale toetajale liig. Venemaa on kasutanud võimalust ning lasknud oma tehisintellektil genereeritud Poola sõduritel seda mainida paljudes sotsiaalmeediasse ilmunud klippides. Vaatamata ilmsele konfliktile on Poola ja Ukraina endiselt liitlased. 25. juunil teatas BBC, et Poola peaminister Donald Tusk kutsus üles tõele ja vastastikusele austusele Ukraina taastamiskonverentsil Gdanskis. Kuid pingete märke on endiselt näha. Volodõmõr Zelenski jättis seekordse ürituse vahele ja saatis selle asemel peaminister Julius Vierdenko. Siiski on Volodõmõr Zelenski öelnud, et Ukraina jääb avatuks kõigile sisukatele koostöövormidele Poolaga. Selleks, et püüda vältida meie ühise mineviku raskete ja valulike peatükkide vastuolulisi tõlgendusi, lisades, et ta on tänulik Poola rahvale nende toetuse ja koostöö eest. Venemaa propagandistid olid nagu ööliblikad tulele, kui nad seda kõike pealt nägid. Ning sellest ajast alates on nad internetti üle ujutanud, püüdes veelgi rohkem lõhesid tekitada. Kreml arvab ilmselgelt, et tegutseb siin kavalalt. Isegi nii ilmselgelt võltsitud videod võivad avaldada mõju, sest paljud ei kahtle üldse, kas see, mida nad vaatavad, on päris või mitte. Teised lihtsalt ei suuda vahet teha. TechRadar avaldas selle 2026 aasta jaanuaris ilmunud artiklis, kus kajastati tehisintellekti videofirma Runway poolt läbi viidud uuringut. Küsitledes 1000 osalejat avastas Runway, et vabatahtlikud suutsid õigesti tuvastada, kas video oli päris või tehisintellekti loodud. Vaid 57,1% juhtudest. See on vaevu parem kui kulli ja kirja viskamine ja näitab, kui lihtsalt saab Venemaa manipuleerida inimeste mõtetega, kes võib-olla pööravad sellistele sotsiaalmeedias nähtavatele klippidele vaid pool tähelepanu. Kremli jaoks ei ole vaja, et inimesed neid videoid vaataksid. See tahab, et nad kuulaksid neid võltsitud sõnumeid. Tegelikult vajab Venemaa, et nad kuulaksid, sest ta teab, et Ukraina sündmuste tegelikkuse paljastamine oleks katastroof. Venemaa uus võltsarmee saab vaatamisi ja mõjutab arvamusi. Aga Venemaa päris armee kukub täielikult läbi. Donetskis toppama jäänud ja mujal maad kaotavad, Venemaa sõdurid surevad massiliselt. Venemaa kaotab iga päev 1000 kuni 1500 sõdurit. Ja need arvud aina kasvavad. Juunis kaotas Venemaa 39 490 sõdurit ja Al Jazeera andmetel on neil raskusi kaotuste korvamisega, kuna nad värvavad igakuiselt 24 000 kuni 30 000 lepingulist sõdurit. See on tegelikkus, mida Venemaa ei taha, et sa näeksid. Armee, mis Ukrainas läbi kukub ja surm kujuteldamatus ulatuses. Nii loob Venemaa võltsitud Poola sõdureid, kes kannavad hübriidseid Vene ja Valgevene vorme, et laimata Ukrainat, Poolat ja EL-i, kasutades keelt, mis on selgelt tõlgitud vene keelest. Ja võltsimine läheb veel hullemaks. See, mida me siin näeme, ei ole sugugi üksikjuhtum. See on osa palju suuremast desinformatsioonikampaaniast, millele Venemaa on aastaid tuginenud, et varjata Ukraina tegelikkust. Samuti ei ole ainult poolakad need, keda süvavõltsitakse. Ukraina sõdurid on kogenud sama kohtlemist. Just sellist asja me siin sõjasaates käsitlemegi. Anname teile ülevaate Venemaa sissetungi tegelikkusest. Kui teile meeldib see, mida näete ja soovite rohkem näha, siis tellimis- ja teavitamisnupud on vaid ühe kliki kaugusel. Lisaks võltsitud Poola sõduritele loob Venemaa ka videoid, kus tehisintellekti abil loodud Ukraina sõdurite suust tuleb välja mõttetut juttu. Euromaidan Press teatas sellest nähtusest 4. juulil.
märkides, et Venemaa ujutab sotsiaalmeediat üle võltsitud Ukraina sõdurite ja autoriteetsete isikute, sealhulgas rabide, videotega. mida kasutatakse valeinfo levitamiseks kogu Ukrainas. Nendel võltsvideotel on erinevad sõnumid võrreldes varem arutatutega. Need on loodud selleks, et pöörata Ukraina rahvas oma juhtide vastu. Need inimesed saadetakse sõtta surema, väidavad tehisintellekti loodud sõdurid. Ja samuti, et poliitikud saavad end rikastada, ostes villasid ja muid kalleid esemeid. Üks neist videodest sai umbes 900 000 vaatamist, teatab väljaanne, ja need tekitavad Ukrainale tõsise probleemi. Tehisintellekti loodud video võib sotsiaalmeedias viraalseks minna ja levida kulutulena vaid mõne minutiga. Faktikontrolli videod on reaktiivsed, mis võtab sageli mitu tundi aega, enne kui need internetti jõuavad. Ja need ei köida inimesi nii hästi, sest need ei ole nii provokatiivsed. Me elame desinformatsiooni ajastul ja Venemaa naudib seda. Venemaa on seda juba aastaid nautinud. Need videod on vaid väikesed osad tervetest sotsiaalmeedia potivõrkudest, mis on aastaid levitanud võltsvideoid. Näiteks 2024. aasta augustis viis Ukraina meediaväljaanne teksti läbi uurimise TikToki võrgustiku kohta, mis sisaldas 2000 kontot. Kõik need olid võltsitud. Kõik jagasid mobilisatsioonivastaseid hashtag'e. Samuti on dokumenteeritud tehisintellekti poolt loodud videoid, kus Ukraina sõdurid väidetavalt alistuvad Vene vägedele sellistes kohtades nagu Pokrovsk. Kõik selleks, et veenda Ukraina rahvast, et riik kaotab sõda Venemaa vastu, mis on aastal 2026 muutunud. On nende videote olemus. Varem on Venemaa kasutanud tehisintellekti sisu, et levitada võltsvideoid, kus esinevad tehisintellekti loodud inimesed, kellel puudub tegelik autoriteet. See ei ole see, mida me aastal 2026 näeme. Kas siis tänu tehisintellekti arengule või sellele, et Venemaa on saanud parema kontrolli kasutatava tehnoloogia üle, keskendub see uus videolaine autoriteedina esitatud isikutele. Sõdurid, sõjaväelised juhid ja teised, kes väidavad end olevat usulised või poliitilised tegelased, edastavad nüüd sõnumeid, mida Venemaa soovib levitada. Jällegi, mitte miski sellest pole päris. See ei loe. Kui võltsvideo levib kulutulena, kulub kahju parandamiseks päevi, eeldades, et vaatajad üldse viitsivad nähtu kohta rohkem uurida. Molfari luureinstituut on koostanud nimekirja asjadest, millele tähelepanu pöörata, kui sa pole kindel, kas vaatad tehisintellekti loodud sisu või mitte. Visuaalsed vead, nagu näiteks nägudel esinev kõhedust tekitav efekt, mis on põhjustatud ebaregulaarsest pilgutamisest, mikroilmete puudumine, mis on selgelt nähtav võltsitud Poola sõduri videotes, ning heli sünkroonist väljasolek on kõik vihjed. Samuti on vihjeteks allika anonüümsus ja sama video ilmumine ootamatult kümnetes kontodes mõne minuti jooksul. Kontrollige ka kontosid, ütleb instituut. Kui need on uued või sisaldavad ainult sama tüüpi videoid, on see üsna hea märk sellest, et tegu on botifarmiga. Sajad või tuhanded meeldimised, sageli koos üldiste kommentaaridega, esimeste minutite ja tundide jooksul pärast video avaldamist võivad samuti olla vihjed. Venemaa loodab, et enamik inimesi neid samme ei järgi. Seetõttu tegelebki ta sellise võltsimisega. Mis siin silma paistab, on üha ilmsemad erinevused selles, kuidas Venemaa kasutab tehisintellekti võrreldes sellega, kuidas Ukraina seda tehnoloogiat kasutab. Venemaa loob võltsitud tehisintellekti abil loodud inimarmee, kes levitab sotsiaalmeedias valeinfot. Venemaa jaoks on kõik seotud desinformatsiooniga, sest Venemaa teab, et ta ei suuda Ukrainaga konkureerida, kui asi puudutab tehisintellekti reaalseid sõjalisi rakendusi sõja võitmiseks. Ukraina on Venemaast tehisintellekti kasutamises rünnakute läbiviimiseks kaugel ees. Me näeme seda keskse rünnakukampaania puhul, mida Ukraina on kasutanud, et hävitada Venemaa lähitagalat suure osa. 2026 aastast. See kampaania kasutab tehisintellektiga droone, mis suudavad iseseisvalt tuvastada ja rünnata sihtmärke rindetaguses piirkonnas. Üks silmapaistvamaid on Horneti droon, mille tegevusraadius on 300 kilomeetrit ja mis kasutab sihtmärkide poole liikumiseks tehisintellekti, muutes selle elektroonilise sõjapidamise vastumeetmetega peatamise erakordselt raskeks. Oleme näinud, et Ukraina kasutab tehisintellekti ka teistel huvitavatel viisidel. 23. juulil teatas United24 meedia Mariška kohta. See on tehisintellektiga rikastatud lahinguvälja planeerimissüsteem, mis on loodud selleks, et vähendada oluliste lahinguvälja otsuste tegemiseks kuluvat aega. Selle süsteemiga saab Ukraina vähendada selliste otsuste tegemiseks kuluvat aega kuni 12 tunnilt vaid mõnele minutile, sest tehisintellekt suudab analüüsida ja raporteerida kümnete dokumentide kohta sekunditega. Varem oleksid inimkomandöörid vajanud tundide kaupa aega, et neid dokumente läbi töötada. Sõjas, mis on sama kiirelt liikuv nagu Ukrainas toimuv, võib selline viivitus tähendada vahet edukalt Vene sihtmärgile löögi andmise ja selle sihtmärgi kaotamise vahel, sest see on jõudnud varjuda. Siin on mängus väga huvitav kontrast. Ukraina kasutab tehisintellekti lahinguväljal tulemuste saavutamiseks, samal ajal kui Venemaa kasutab seda võltssõdurite ja videote loomiseks, mille eesmärk on petta neid inimesi, kes ei pööra nii palju tähelepanu, kui peaksid. Võltsingud ei piirdu ainult tehisintellekti loodud videotega. Nähes, kui hästi Ukrainal lahinguväljal läheb, on Venemaa hakanud ühiselt valetama selle kohta, mis tegelikult kohapeal toimub.
sõjauurimise instituut ehk ISV oma 22. juuli hinnangus Venemaa sissetungi kohta teatas, et Venemaa esitab jätkuvalt maksimalistlikke rahunõudmisi, sealhulgas Donbassi loovutamist. Venemaa toetab neid väiteid teadetega vallutatud territooriumitest, mida saab parimal juhul kirjeldada kui liialdatud. Halvimal juhul on need lausvaled. Venemaa kaitseministeerium võimendas 22. juulil üht Vene propaganda Telegrami kanalit, väites, et Vene väed hõivasid 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul 2226 ruutkilomeetrit territooriumi. ISW on täheldanud tõendeid, mille põhjal hinnata, et Vene väed on 2026. aastal seni hõivanud netosummas vaid 81,1 ruutkilomeetrit territooriumi. Osaliselt tänu märkimisväärsele Ukraina 2026 aasta kevadsuve vastupealetungile. Ning ISW teatel on seni 2026. aastal hõivatud või infiltreeritud 626,85 ruutkilomeetrit territooriumi. Üle 2100 ruutkilomeetri väidetava territooriumi, mis ei ole Vene käes, on üsna suur liialdus. Ja see on väide, millele Venemaa on veelgi rohkem rõhunud, väites, et nende väed on vallutanud kindluslinn Konstantinivka. Need väited hakkasid levima juuli alguses ja Ukraina kindralstaap lükkas need kohe ümber. Ukraina hoiab endiselt oma positsioone linnas, kinnitab kindralstaap. CNN sõnul tõestavad seda väidet valeks ka sõltumatud kaardistamisallikad ja Ukraina sõdurite videokinnitused. Tundub, et Venemaa tegelikult saadab linna infiltraatoreid, kes lehvitavad videote jaoks lippe ja jooksevad siis tagasi oma peidukohtadesse, kus nad ootavad Ukraina droonide peatset avastamist. See kõik on vale ja propaganda. Täpselt nagu need tehisintellekti videotki. Aga see ongi Vene moodi. Valed on Venemaa tõeline massihävitusrelv. Ja neid on niimoodi kasutatud juba aastakümneid. Kogu selle asja iroonia on see, et Putin ise võib olla nende valede ohver, samamoodi nagu kõik teisedki. Venemaa juhil on pikk ajalugu tõe moonutamisel. Võib-olla on ta nüüd jõudnud sinnamaani, et ta ei suuda enam näha isegi selle vale versiooni tegelikkust, mille ta endale loonud on. See on mees, kes nimetab peaaegu 5 aastat kestnud sõda endiselt sõjaliseks erioperatsiooniks. Ta kordab oma lipitsevate kindralite sõnu, kui need ütlevad talle, et Venemaa saavutab suuri edusamme, ega küsi isegi, miks Donetsk pole nende edusammude juures veel langenud. Putin langeb pidevalt oma enda propagandalõksu. Ta tegi seda siis, kui ta Ukrainasse tungis. Need, keda ta palkab enda eest muinasjutte rääkima, ütlesid, et Ukraina on nõrk ja hõlpsasti vallutatav. Putin arvas, et Venemaa kõikvõimas sõjavägi vajab võiduks vaid mõnda päeva. Oleme näinud, kuidas see tegelikult välja kukkus. Putin võib häbitult ja pidevalt valetada, aga see on viinud selleni, et ta on loonud enda ümber maailma, kus tõde on võimatu kindlaks teha. Täna on Putin mees, kes näib tahtvat end ümbritseda ainult oma illusioonidega. Mais teatas Forbes, et Putin veedab enamiku ajast maa-aluste punkrite vahel liikudes. Teda ümbritsevad turvatöötajad, kellel on ranged korraldused kontrollida kõike ja kõiki, kes tema lähedusse satuvad. Ta ei tunne tegelikkust. Ta pole seda väga pikka aega näinud. Kogu selle asja juures on naljakas iroonia see, et Putin ise langeks tõenäoliselt lõksu ja arvaks, et tehisintellekti loodud võltsitud poolakakate ja ukrainlaste videod on päris, kui ta neid vaataks. Me ei saa isegi kindlad olla, et Putin andis nende videote loomise käsu. Võib-olla pole tal aimugi, et need üldse olemas on. Aga tulles tagasi nende videote juurde, siis need on muidugi tõendiks, et Venemaa jätkab valetamisega. Aga need on ka meeleheite märgid. Venemaa üritab luua oma enda illusioonide maailma, et juhtida tähelepanu kõrvale oma vägede masendavalt kehvalt esinemiselt Ukrainas. Venemaa vajab, et inimesed selle sõnumi alla neelaksid, sest tegelikkusele tähelepanu pööramine paljastab valed hetkega. Ära lase end sellest petta. Venemaad juhib mees, kes ümbritseb end pugejatega ja eemaldab end teadlikult reaalsusest. See, mida me praegu sotsiaalmeedias levimas näeme, on lihtsalt järjekordne näide. Venemaa ei suuda Ukrainas oma päris armeega võita. Ainsad võidud, mida ta praegu saavutab, on robotite ja olematute võltssõdurite armeega. Kuidas sulle selline reaalsus annus, Venemaa? Oled Krimmi kaotamise äärel tänu Ukraina geniaalsele isoleerimiskampaaniale, mis näitab, kui tõhus võib tehisintellekt olla, kui seda kasutatakse võitlemiseks, mitte võltsvideote tegemiseks. Sellest on saanud liiga tavaline nähtus. Vene droonid, mille kohta Kreml väidab, et need on mõeldud Ukrainale, satuvad ikka ja jälle Rumeenia õhuruumi. Need droonid ei olnud kunagi mõeldud Ukrainale. Need on osa Venemaa hirmutamistaktikast, kui Putin ja tema käsilased üritavad sundida Rumeeniat oma toetust Ukrainale lõpetama. See ei toimi. Rumeenial on Venemaa mängudest küllalt saanud. Vladimir Putin on jahmunud, kuna Rumeenia on hakanud Venemaa droonide vastu tule avama. See on eskalatsioon, mida sa ei usu, ja sellel on tagajärjed nii NATOle kui ka Ukrainale. Alates 24. juulist
tulistas Rumeenia 3 päeva jooksul alla 3 Venemaa ründedrooni. Need ebaseaduslikud sissetungid langesid kokku Venemaa intensiivistunud rünnakutega 614-kilomeetrise piiri lähedal, mida Rumeenia jagab Ukrainaga. Venemaa väidab, et need sissetungid on juhuslikud. Venemaa ütleb seda alati, kuid siin on muster ilmselge ja Rumeenia reaktsioon ei jäta kahtlustki, mida ta neist droonidest oma õhuruumis arvab. Kõik 3 Venemaa drooni on F-16D poolt alla tulistatud. F-16 tõusid kiiresti õhku, kui selgus, et need droonid olid Rumeenia territooriumile tunginud. Esimene juhtum toimus 24. juulil. Venemaa droonid lipsasid Rumeeniasse kusagil Suljana ja Fõtesti vahel. Viimases asub juhuslikult lennubaas. Hävitajad tõusid õhku. Esmalt paar Eurofighter Typhooni, mis ei suutnud Vene drooni taevast alla tulistada. Neile järgnes F-16, mis lasi raketi välja ja tõi Vene drooni alla Põdina lähedal asuva põllu kohal. Raki ülevaatusel selgus, et tegemist oli Vene drooniga Shahed. Järgmisel päeval kordus sama olukord, ainult et seekord ületas Vene droon Rumeenia piiri Donau delta lähedal. Seekord saatis Rumeenia õhku 4 lennukit. Vene droonil polnud mingit võimalust. See mudel oli eelmisest võimsam. Reaktiivmootoriga droon, mis tegi sellest kiirema drooni. Seejärel 26. juulil ületas 3. Vene droon piiri umbes kell 10:15 hommikul. Jällegi tõusid Fagesti lennuväljalt õhku F-16 hävitajad. Seekord hävitades Vene drooni kusagil Rumeenia territoriaalvetes Mustal merel. Ühte drooni sissetungi oleks võinud pidada juhuseks. 2 tekitavad juba kahtlusi. Ja 3. See on muster, mis viitab sellele, et kõik see oli Venemaa poolt väga tahtlikult tehtud. Siin on võtmetähtsusega Donau jõgi ning sellel toimunu mõistmine aitab selgitada, miks Vene droonid satuvad ikka ja jälle Rumeenia territooriumile. Suure osa sõjast on Venemaa rünnanud Ukraina sadamaid sellel jõel. Selleks on ka hea põhjus. Donau on oluline ekspordikanal, mida Ukraina kasutab oma teravilja maailmale saatmiseks. Selle ühe veerika arteriga teenib Ukraina igal aastal miljardeid dollareid tulu. Venemaa tahab sellele lõpu teha. Venemaa on seda tahtnud juba aastaid. Sajandeid on Donau sadamad nagu Ismail ja Odessa olnud suhteliselt vaiksed, sageli säästetud ümberkaudsetest sõdadest. Nüüd on need sadamad sihtmärgiks, kuna Venemaa püüab võtta suure osa Ukraina teraviljatööstuse tuludest, mis moodustab 10% kogu maailmas müüdavast nisust. Ukraina eksport toidab miljoneid inimesi. Venemaa laseks pigem neil inimestel nälgida, kui lubaks Ukrainal tugevamaks saada. Venemaa ründab pidevalt Donau sadamaid. Mais tabati Ismaili 2 korda. Esmalt 2. mail ja seejärel 19. mail, mille tagajärjel sai sadama infrastruktuur kahjustada. Miks see kõik on oluline Rumeenia kontekstis? Osa Donau jõest kulgeb ligikaudu Ukraina ja Rumeenia piiri ääres. Seda näeme ka viimaste droonisissetungide teisest juhtumist. See juhtus Rumeenia Donau deltas. Aastaid on Venemaa saanud kasutada seda, et jõge jagavad Ukraina ja Rumeenia, et end õigustada iga kord, kui nende Shahedid sisenevad Rumeenia territooriumile. Me ei püüdnud Rumeeniat tabada, hüüdis Kreml. Meie sihtmärk oli Ukraina. Ja mõnda aega võisid neil väidetel olla teatud usutavus. Elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mis on mõeldud droonide kursilt kõrvalejuhtimiseks, on tõenäoliselt paigaldatud kõigisse Ukraina Donau sadamatesse. Pole sugugi võimatu, et Vene droonid võivad pärast signaalide segamist kogemata Rumeeniasse lennata. Kuid siin on üks probleem. Juhuslik ülekandumine võiks seletada mõne üksiku drooni sattumist siia-sinna. Kuid nagu Kiev Post märgib, on viimased 3 juhtumit juba numbrid. 31, 32 ja 33 alates Ukraina sõja algusest. Iga kord on Rumeenia sunnitud saatma õhku hävitajaid, et droonidega tegeleda, kuigi seni on neid pigem jälgitud kui alla tulistatud. Lisaks sellele on Vene droonide rususid avastatud Rumeenia territooriumil umbes 50 korral. Lihtsalt öeldes on need arvud liiga suured. Enamik neist sissetungidest ei ole juhuslikud ja 3 korda 3 päeva jooksul ei ole kindlasti juhus. Venemaa ei saa enam kasutada rünnakuid Donau ääres ettekäändena. Kreml saadab neid droone sihilikult ja selleks on väga hea põhjus. $1,71 miljonit. Umbes nii palju on Rumeenia kulutanud 24. juulist kuni 26. juulini, et alla tulistada 3 drooni, mis tema õhuruumi sisenesid. See ongi Kremli eesmärk. Venemaa teab, et iga droon, mille ta saadab, nõuab reageerimist. Kui see tähendab, et hävitajad tõusevad õhku, kui ta ei ava tuld, siis sobib see neile. Kütust tuleb kulutada ja raha põletatakse ikkagi väljalendude peale, mida muidu poleks toimunud. Aga nüüd, kui Rumeenia tulistab Vene droone taevast alla, läheb see kulu veelgi suuremaks. Kasutatakse rakette. Need raketid maksavad $100,000. Venemaa jaoks tähendab selline droonide juhuslik sissetung šahhidide ohverdamist, mis maksavad vaid mõnikümmend $1000, kuid annavad selle investeeringu eest palju suurema tulu. Aga Venemaa on valesti arvestanud. Tegelikult näeme siin seda, et Rumeenia on Putini väikestest mängudest tüdinenud ja väsinud. Nii kaugele, et on muutunud NATO doktriini täieliku ümberkujundamise eestvedajaks.
Vene droone enam ei eskorteerita, neid ei jälgita ega monitoorita. Need droonid hävitatakse ja see muudab Putini jaoks kõik. Enne kui sügavamale läheme, väidab Venemaa endiselt oma süütust. Loomulikult nad teevad seda. Venemaa on reageerinud raevukalt pärast seda, kui Rumeenia vastas nendele viimastele õhuruumi rikkumistele, kutsudes esmalt välja Vene saadiku Rumeenias Vladimir Lapajevi Ja seejärel saatis selle saadiku välja. hoiatades, et ta peab 5 päeva jooksul riigist lahkuma. Rumeenia on samuti kutsunud tagasi omaenda suursaadiku Venemaalt. Vene saatkond Bukarestis on maruvihane. See väidab, et väljasaatmine polnud kuidagi õigustatud, jätkates Kremli seisukoha toetamist, et ükski drooni sissetung polnud tahtlik. Venemaa üritas lihtsalt tabada Ukrainat. Sama vana vabandus. Venemaa kardab samuti, et Rumeenia soovib olukorda eskaleerida. Ähvardusi loobitakse juba nagu sitta ahvjaadikus. Saatkond teatas, et saadiku väljasaatmine ei jää vastuseta. Ja Rumeenia parem ärgu viigu läbi ühtegi piiriülest operatsiooni, sest see tähendaks, et riik sekkub otseselt Ukraina sõtta, avades end Venemaa vastusele. Rumeenia ei ole alustanud ühtegi piiriülest operatsiooni ega isegi vihjanud sellele. Nii et selles vihases reaktsioonis näeme, kuidas Venemaa reageerib sellele, et Rumeenia ja NATO piiride testimine pole läinud tema soovide kohaselt. Selles vihas on segatud ka hirm ja me selgitame, miks see nii on. Aga enne kui me seda teeme, tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, siis vajutage tellimisnuppu ja lubage teavitused, et ei jääks ilma ühestki meie tulevasest videost. Me näeme muutusi 2 tasandil Rumeenia tegevuses Vene droonide hävitamisel. Esimene tase on see, mida see kõik tähendab Venemaa enda jaoks. Siis on laiem tase, mis hõlmab mitte ainult Rumeeniat, vaid ka Venemaad, NATOt ja isegi Ukrainat. Rumeenia jaoks oli see, mida me nägime. 24. kuni 26. juulini vastus Vene droonidele, mille kallal on kaua töötatud. Juba 2025 aasta. Mais võttis Rumeenia vastu uue seaduse, mis lubab selle sõjaväel tulistada alla loata droone, mis sisenevad Rumeenia õhuruumi. Hiljem samal aastal teatati, et Rumeenia paigaldab oma droonitõrje abistamiseks USA's toodetud Meropsi süsteemi. See süsteem on sisuliselt püüdurdroon. Piisavalt väike, et mahtuda väikese veoauto kasti, suudab Merops tuvastada lähenevaid droone. See suudab neid ka hävitada, kasutades tehisintellektil põhinevat juhtimist, et ületada signaali segamist ja muud elektroonilist häiringut. Siiski, hoolimata nendest sammudest, oli vastuseis Vene droonide hävitamisele Rumeenia õhuruumis. Isegi kui sissetungid muutusid sagedasemaks, seadusandlust, mis lubas droone alla tulistada, vastustasid mitmed Rumeenia rahvuslikumad erakonnad. Tõenäoliselt seetõttu, et nad nägid selles seaduses võimalikku eskalatsiooni, mis võiks äratada Venemaa viha. See vastuseis on nüüdseks selgelt kadunud. Ja selle põhjuseks on maikuus aset leidnud juhtum, mille kohta Rumeenia sõjaväeanalüütik Radu Tudor ütles ABC Newsile, et see oli tõenäoliselt psühholoogiliseks päästikuks, mis sundis Rumeeniat lõpuks midagi Vene droonide vastu ette võtma. Siiani oli see tõenäoliselt NATO liitlaste otsus mitte vastata tulejõuga, sest see kujutas endast teatud mõttes eskalatsiooniohtu, ütleb Tudor. Nüüd on see Rumeenia enda otsus. Põhjus on järgmine. 28. mail tuli uudis, et Rumeenia oli taas langenud drooni sissetungi ohvriks. Ainult et see oli teistsugune. See oli kindlasti ohtlikum. Vene droonid paiskusid Ida-Rumeeniasse korterelamusse, vigastades ema ja tema last. Rumeenia teadis, et droon oli tulemas. Seda oli radariga jälgitud. Kuid hävitajaid ei saadetud seda alla tulistama ja 2 inimest olid peaaegu oma elust ilma jäänud. See oli hetk, mil öeldi, et aitab küll. Rumeenia ei soovi enam sama riski võtta ja on selgelt teatanud, et kõik Vene droonid, mis edaspidi tema territooriumile sisenevad, tulistatakse alla. See tõestas seda väidet 3 päeva jooksul 3 korda. Putini jaoks tähendab see Rumeeniat. Rumeenia saadab selge sõnumi, et temaga ei tasu jamada. Venemaa testis piire liiga palju kordi. Nüüd astub Rumeenia iga kord jõuliselt vastu, kui Kreml uuesti proovib. See muutus Rumeenia reageerimises ei piirdu ainult selle ühe NATO liikmega. Tegelikult on Rumeenia nüüd esirinnas NATO doktriini muutmisel, kui tegemist on Venemaa hübriidsõjaga. See on üks laiematest mõjudest. Rumeeniast on saanud NATO Venemaa poliitika põhikoormuse kandja, eriti seetõttu, et tal on ühine piir Ukrainaga ja ta on võtmetähtsusega NATO Musta mere strateegias. Nüüd võime vaadata Rumeeniat kui esimest kaitseliini, mis on seatud vastu tulevasele Venemaa rünnakule. 16 on selle tõestuseks. 70 neist on nüüd Rumeenias. Mitmed on pärit riikidest nagu Norra, Portugal ja Holland. Rumeenia on samuti pühendunud $10 miljardi ulatuses Ameerika relvasüsteemide ostmisele, sealhulgas Patriot õhutõrjesüsteemid ja 32 F-35 hävitajavaru, mis on kavas riigile tarnida. See, mida me siin näeme, on rinde tugevdamine. Riik, mis oleks Venemaa sissetungi ohus, eriti kui Putin Ukrainas edu saavutab, võtab nüüd oma õiguspärase koha NATO liidu ühe tähtsaima liikmena. Rumeenia on Defense, Security and Resilience Banki asutajaliige.
see käivitab mitu õhutõrjealgatust, mis kõik on mõeldud Vene agressiooni tõrjumiseks. Rumeenia on koos Türgiga samuti oluline osa NATO ballistilisest raketikaitsekilbist Musta mere ümbruses. Riik kulutab miljardeid oma õhuväebaaside laiendamisele ning on liitunud Türgi ja Bulgaariaga Musta mere miinide eemaldamise operatsioonis. Kõik see viib väga lihtsa järelduseni. Rumeenia on NATO jaoks nüüd olulisem kui kunagi varem. Ja seda tähtsust rõhutab ka need 3 tõkestamist, mida me just nägime. Sest need tõkestamised tähistavad doktriini muutust selles, kuidas NATO tegeleb Venemaa droonidega. Aastaid on NATO poliitika Venemaa suhtes olnud lihtne. Jälgida, eskortida, avaldada avaldusi, kuid mitte kunagi eskaleerida. Venemaa omaks peetavale sihtmärgile tulistamine on olnud aastakümneid mõeldamatu, isegi pärast Putini 2022 aasta sissetungi Ukrainasse. Sihtmärgi ründamine toob kaasa eskalatsiooniriski. See võib mängida Putini kasuks, eriti kui ta otsib õigustust NATO-ga seotud riigi vastu sissetungi alustamiseks. Ja mõnel juhul kehtib see doktriin endiselt. Kui Venemaa saadaks hävituslennuki Rumeenia territooriumile, kohtuks see hävitaja F-16D ja Eurofighter Typhoonidega, kes asuksid Vene lennuki mõlemale küljele ja saadaksid selle minema. Sellise sihtmärgi hävitamine on ohtlik. Putin kaotab piloodi. Tal on kõik vajalikud argumendid, et Venemaa rahvast NATO vastu üles ässitada. Kuid droonid on teistsugused. Need on mehitamata ja Rumeenia puhul väidab Venemaa pidevalt, et nad ei sisene NATO õhuruumi tahtlikult. Droonidega tegelemisel näeme, kuidas doktriin muutub. NATO on üha enam valmis nendele sihtmärkidele tuld avama. Selle tõestuseks on Drone Edge'i algatus, mis käivitati juunis, ning näeme, kuidas NATO investeerib ühiselt $40 miljardit programmi, mille eesmärk on avastada, tuvastada ja mis kõige olulisem, drooniohtude neutraliseerimine. Selle programmi lõpuleviimine võtab 5 aastat, kuid see on Putinile märk, et NATO ei tee enam droonidega nalja. Kui NATO neid näeb, hävitab ta need. Rumeenia on selle poliitika just käivitanud, võttes droone maha. Heidutus ei ole enam meetod. Aktiivne reageerimine on. Nagu me ütlesime, on selles doktriini muutuses veidi mänguruumi. Me ei näe, et NATO riigid hakkaksid õhkima varilaevastiku aluseid, luurelaevu või hävitajaid, mis tungivad NATO territooriumile. Tuleb leida tasakaal. Ja see tasakaal näib olevat see, et kui on tegemist Vene sõduritega, siis sihtmärki ei rünnata. Aga droonid on lubatud sihtmärgid. Ja kuigi droonide allatulistamine maksab praegu palju rohkem kui need droonid ise, sest kasutatakse kalleid rakette, sobib see praegu. Tõhusamad kaitsevahendid on tulemas. Võib-olla nägime just Venemaal murrangulist hetke. See hävitas Vene droonid ja ainus vastus oli samasugused vihased ja jõuetud ähvardused, mida Venemaa on aastaid loopinud. Teised riigid, kes on olnud Venemaa õhuruumi rikkumiste ohvrid, nagu Poola, Balti riigid ja Taani, näevad seda ja tunnevad oma enesekindlust taastuvat. Kui Rumeenia suudab seda teha, siis suudavad nemadki. Vladimir Putin tõestas just, et ta ei kavatse droonide pärast olukorda eskaleerida. See toob meid Rumeenia tegevuse laiema aspekti teise osa juurde. Vladimir Putin on suure osa Ukraina sõjast pannud NATO proovile. Ta ei ole tunginud ühegi NATO riigi territooriumile, vähemalt veel mitte. Kuid õhuruumi rikkumised, nagu need Rumeenias, toimuvad üle kogu NATO territooriumi ning neid saadavad mitmesugused muud hübriidsõja strateegiad, sealhulgas sabotaaž, küberrünnakud ja desinformatsioonikampaaniad. Venemaa vallandab selliseid rünnakuid, et testida NATO taluvuse piire. See soovib nii testida reaktsioone kui ka tekitada lõhesid. Putini ideaalstsenaarium on see, et NATO liidrite vahel tekib nii palju vaidlusi selle üle, kuidas Venemaa tegevusele reageerida, et lõpuks ei tehta mitte midagi. Lõhed tekitavad nõrkust, mida Venemaa saab ära kasutada. Iga rünnak, millele pole otsest vastust järgnenud, on olnud Putinile signaal, et ta võib jätkata eskaleerimist. See on kõik tahtlik. Isegi droonid, mis kogemata Rumeeniasse lendavad. Putini suur probleem pärast 24. kuni 26. juulit on see, et ta jooksis oma eskaleerimisstrateegiaga lihtsalt vastu kiviseina. NATO juhid on temast aru saanud. Poola majandusarengu ja tehnoloogiaministeeriumi riigisekretäri asetäitja Michal Baranovski tegi selle väga selgeks, kui ta rääkis maikuu juhtumist, mille tagajärjel sai 2 Rumeenia tsiviilisikut vigastada. Need ei ole vead. Need on provokatsioonid. See on äärmiselt tõsine. Selle eskalatsiooni ulatust on raske üle hinnata, ütles ta Euronewsile. Rumeenia teab seda sama hästi kui Poola ja oma hävituslennukite reageeringuga andis ta Putinile selgelt mõista, et tal ei lubata enam eskaleerida. Vastused tulevad. Venemaa droonidel ei ole enam vaba voli kaost külvata. Kui NATO annab vastuseid Venemaa katsetustele, mida Putin kunagi kuulda ei tahtnud, siis viimane pusletükk on Ukraina käes. Üks peamisi põhjuseid, miks Putin tahab NATOt lõhestada, on piirata abi hulka, mis Ukrainani jõuab. Lõhed tekitavad konflikte ja konfliktid viivad vaidlusteni selle üle, milliseid relvi saata ja kas üldse midagi saata. Ühe hoobiga Rumeenia näitas just Putinile, et teda ei hirmutata Ukraina toetamisest loobuma. Vastupidi, see toetus muutub veelgi tugevamaks, sest nüüd on Rumeenia valmis aktiivselt ründama Venemaa vara, mis tema territooriumile siseneb. Kas see tähendab, et me näeme Rumeeniat Ukrainasse sisenemas ja piiriüleseid operatsioone läbi viimas? Ei. Aga see tähendab tõenäoliselt, et Rumeenia suurendab oma toetust Ukrainale veelgi. See on suur asi,
sest Rumeenia oli juba ennegi oluline osa Ukraina sõjamasinast. ajaleht Kyiv Post nimetas Rumeeniat jaanuaris Ukraina kõige sõbralikumaks keskuseks, viidates sellele, et Rumeenia on NATO liikmete poolt Ukrainale annetatud relvade tarnimisel alliansi teine suurim tarnekanal. Rumeeniast saab tõenäoliselt ka üks Ukraina tulevase ülesehituse võtmetähtsusega partnereid tänu oma asukohale Donau koridoris ning praegu riigis toimuvatele raudtee- ja maanteede moderniseerimisprojektidele. kõik see teeb Rumeeniast juba praegu Ukraina jaoks olulise logistikasõlme ning aja jooksul see roll ainult kasvab ja tugevneb. Märtsis sõlmisid Rumeenia ja Ukraina uue strateegilise kokkuleppe, mis lõpetas varasemad territoriaalvaidlustes tekkinud probleemid ning kinnistas need kaks riiki kindlate liitlastena Venemaa agressiooni ees. samuti märtsis teatas Rumeenia president Nikos Orašan, et tema riik toetab Ukraina liitumist Euroopa Liiduga, mis on veel üks side kollektiivse läänega, mida Putin ei taha näha juhtumas. Kui Venemaa saatis 24. juulil algaval nädalavahetusel droone Rumeeniasse, arvas ta, et see on järjekordne tavaline katse, järjekordne surve piiridele, järjekordne võimalus hirmutada palju väiksemat riiki. Aga see katse pöördus Putini enda vastu. Rumeenia vastas Venemaa droonidele hävitamisega ning sellega näitas Rumeenia oma seisukohta mitte ainult Ukraina liitlasena, vaid ka ühe võtmeriigina kujunevas rindejoones, mis tekib NATO ja Venemaa vahel. Doktriin on muutunud. Vaatlusest on saanud hävitamine. Nüüd teab Putin, et ta mängib tulega iga kord, kui ta tulevikus proovib Rumeenia vastu midagi katsetada. See pole olnud Venemaa jaoks hea kuu, kui nad üritavad edendada Putini kinnisideed, vallutada Ukraina ja kahjustada NATOt. Ukrainas olid Venemaa kindralid nii meeleheitel, et oma juhile meele järele olla, et nad ütlesid Putinile, et Venemaa on Konstantinivka vallutanud. Kindralid valetasid. Tegelikkus on see, et Ukraina geniaalsed väed meelitasid Venemaa sõdurid hävitavasse lõksu. Uuri rohkem selle lõksu ja selle laiemate tagajärgede kohta meie videos. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet ja vajuta teavituskella, et olla kursis meie kajastustega viimastest sõjalistest arengutest Ukrainas, Euroopas ja mujal maailmas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!